Tere! Oleme siin ruumis Vägi. On paneeldiskussioon teemal kalad Eesti seadustes. Mina olen Loomusest kommunikatsioonijuht. Loomus on loomade eestkoste organisatsioon ja minuga on siin täna 4 eksperti, ametnikku, riigikogulast, igalühel oma ametinimetus. Ma natukese aja pärast palun kõigil ennast tutvustada ka, aga seniks räägin hästi lühidalt sellest, millega seoses me siin siis täna oleme. Loomusega alustasime circa aasta tagasi sellist projekti nagu silmude soolamise keelustamine tegelikult. Ehk siis teema algas hoopis sellest, et tekkis tunne, et peaks uurima, mis toimub ja kuidas see silmude soolamine siis on lubatud või looduskaitse ja loomakaitse seadustega kooskõlas, sest silmud sel hetkel, kui nad sinna soola sisse pannakse või soolaga üle pannakse, siis on nad elus ja on ka veel pikka aega elus. Aga see teema jäi soiku, sest sel hetkel, kui me tahtsime kampaaniaga välja tulla, algas Ukrainas Venemaa agressioon ja kõik läks kuidagi nagu seisu peale, kõik projektid ja teemad. Ja kuna silmude söömine ja püüdmine, valmistamine on Eestis ka Ida-Virumaa teema, siis soovitati, või ei saa öelda soovitati, lihtsalt me suhtlesime Maaeluministeeriumiga ka ja siis nendepoolne sõnum oli selgelt see, et kindlasti ei ole sellel hetkel prioriteet tegeleda silmudega, sest on inimestel parasjagu suuri probleeme. Seetõttu jätsime silmud korraks ootele. Sügiseti on ka silmufestival, külastasime seda, vaatasime otsa, kuidas see traditsioon siis elab või ei ela, aga põhimõtteliselt tegime projekti ümber. Seadust, kalapüügi eeskirja, veeseadust, looduskaitseseadust ja võttis välja kõik punktid, mis siis kalade kohta käisid. Ning panime need sellisesse loetavasse vormi kokku, kuhu on vahele pikitud ka mõningaid kommentaare. See raport on Loomuse kodulehel leitav ja jagame kindlasti seda ka siia laivi alla. Ja sinna panime sisse ka paar peatükki, mis lühidalt, mis ei räägi seadustest, kuivõrd kaladest endist. Ja teen hästi lühikese tutvustusse neisse ka. Kalad kui tundevõimelised olendid oleme märganud või ilmselt on tegelikult paljud sellega kokku puutunud, et kalad tunduvad midagi hästi teistsugust kui inimesed ja kui ka teised loomad. Ometigi on tegemist intelligentsete tundmisvõimeliste olenditega, aga nende kas või arvutamine käib ju tonnides. Ma mäletan ise seda üllatusmomenti, kui ma teadvustasin endale, et aga kalu ei loetagi numbriliselt, et need, kes on harrastuskalapüüdjad, need loomulikult, aga kui on tööstusliku kalapüügiga tegemist, siis ikkagi räägitakse tonnidest ja kaladest räägitakse kui kalavarudest. Ja see oli ka üks selline, ma ei tea, kas võib öelda avastus või kui me seadusi lugesime, siis põhimõtteliselt kalade kaitse tunduski olevat ainult läbi selle, mida nad inimesele pakuvad, ehk siis toitu, ehk siis
kaitse on kalavarudele, aga mitte kaladele kui liikidele, kui ökosüsteemi osale. Kaladel ise väärtust kuskilt seadustest välja ei tulnud ja seetõttu ütlemegi, siin ma olen kirjutanud ka siia slaidile välja, et suhtumise muutuseks ongi vaja meie endi valmisolekut mõelda kaladest teisiti, mitte kui ühtlase massina, kuivõrd individuaalsete olenditena, kellel peab olema ka võimalus elada oma elu. Nii, siis üks teema, mille me veel sisse kirjutasime, aga mis on meil hästi üldine, ehk siis kogu võib-olla planeeti hõlmav, mitte Eesti keskne, sest see mõte tuli lihtsalt piisavalt hilja, aga sellegi poolest otsustasime selle sisse jätta, on kalastamine, keskkond ja kliima, sest kuigi kliimateemat ja kliimamuutused, kliimaveidrustumine, sellest ju räägitakse kogu aeg, kliimaseadust plaanib Eesti teha, siis vähemalt meie tunnetus on, et kalastamine jääb sellest kogu teemast teenimatult palju kõrvale. Kalastamisel on väga suur roll. Kui räägitakse näiteks prügiprobleemist, siis kindlasti on enamik kuulnud plastikkõrte probleemi, aga et ka kalavarustus ja et kui palju kalavarustust jääb üldse ookeanidesse, meredesse maha, sellest tundub märksa vähem juttu olevat. Ma olen siin slaidil ka veidi numbreid välja toonud. Arusaadav, et ega need numbrid ilmselt nii 100% täpsed ei ole, aga pigem on need arvestatud alla kui üles, sest meri on selline kauge ja kuidas sa seda ikka niimoodi üle loed. Ja veel ülepüük. Eestis räägitakse ka ülepüügist, kuid kui ma näiteks guugeldasin, et kui palju siis ülepüügist juttu on, siis seda on ikkagi suhteliselt vähe kajastatud, kuigi probleem on olemas ja kas või näiteks kormoranidegagi seoses ju hea on süüdistada liiki, kes on kohastunud kala sööma, selle asemel, et võib-olla kalastamise kvootegi alla tõmmata. Igal juhul seda teemat, ehk siis kalastamist seoses keskkonna ja kliimaga tuleb kindlasti rohkem tõstatada. Ja üks slaid veel, see on siis kokkuvõte selles analüüsis. Meil on seaduste punktide kaupa välja toodud, et mis seaduses, mis paragrahvid, mida ütlevad ja kommentaarid ka. Neid ma praegu siin välja hetkel ei too, et võib-olla siis vestluse käigus mõni tuleb, aga mõned sellised üldised kokkuvõtted võib-olla kindlasti, mida tuleks kiiremas korras võib-olla seadusega reguleerida, on selliste liikide püüdmine, söömine, valmistamine, müük, kes on ohustatud, näiteks angerjas. Angerjas oli pigem kirjas nimekirjas, kus oli välja toodud need kalad, keda võib näitustel ja sellistes kohtades eksponeerida, aga ei olnud üldse ära märgitud, et tema püüki kuidagi peaks piirama. Siis seadustes on seni puudu nõuded, mis reguleeriksid vesiviljeluses peetavate kalade pidamistingimusi ja heaolu, sellest meil kindlasti tuleb juttu. See on omamoodi uus teema Eesti jaoks ja kuna juba planeeritakse neid kalafarme merele, et siis kindlasti on sellega kiire. Üks hea asi Eestis on see, et ranniku traalimine Eestis on keelatud ja keelatuks see peabki jääma ja oma sellise pisikese sissejuhatuse lõpetangi mõttega, et kuna loodus on peremehetu ja omand tekib vaid selle seadusega ja teiste seadustega antud õigustega kooskõlas olevat tegevuse
käigus ei tohiks rääkida kaladest kui kalavarust, justkui oleksid kalad de facto inimeste omand. See on siis meie seisukoht, kindlasti on teisi seisukohti ja nüüd siis annan sõna Joonasele, kes on siis Eestimaa Looduse Fondist ja lühidalt räägib ise nüüd. Tere, natuke ootamata, kohe mina sain seda sõna. Minu nimi on siis Joonas Plaan, Eestimaa Looduse Fondis olen kestliku kalanduse ekspert ja värske juhatuse liige ning ma plaanisin ja räägingi kohe natuke, mismoodi siis Eestimaa Looduse Fond vaatab otsa kalakasvatustele ja mida ennekõike siis avamere kalakasvatustele ja mida me siis plaanime tulevikus sellega seoses teha. Faristama kohe avab ka ühe slaidi, ma loodan, mida ma saan natuke näidustada selle jaoks, et siis rääkida. Eestimaa Looduse Fond ajalooliselt ei ole kalakasvatustega liiga palju tegelenud ja see ajend on ühelt poolt tulnud sellest, et praegul käimas olev meede Euroopa Merenduse, Kalanduse ja Vesiviljeluse Fondi raames päris suur osa sellest rahast on planeeritud just kalakasvatuste toetamiseks. Eestis ajalooliselt maismaa kalakasvatusi on juba päris pikalt arendatud ja aja jooksul on nad keskkonna seisukohalt muutunud märksa paremaks ja tõhusamaks, küll aga täiesti uue trendina, mida me tulevikus näeme, on avamere kalakasvatused ja seetõttu olemegi ELFis otsustanud teatas mõttes olla siis nende kalakasvatuste valvehülged, et hoida silma peal siis, mismoodi need arendused käivad ja võimalusel suunata neid arendusi võimalikult keskkonna sõbralikuks, nii palju kui seda võimalik on, läbi siis kas seadusandluse või siis lihtsalt ka nõuandmana. Ja ma oma ettekandes keskendungi ennekõike siis avamere kalakasvatuste võimalikele keskkonnamõjudele ja rõhutan selle sõna võimalikke, sest et tegelikult praegult meil on Läänemeres või Eesti rannikuvetes on üks avamere kalakasvatus ja selle põhjal nüüd öelda kindla sõnasina, et vot sellised saavad olema need keskkonnamõjud, on kaunis keeruline. Ja võib-olla alustuseks ka sellest, et ühelt poolt see ajend, miks me hakkasime sellega tegelema, tuleneb sellest, et me näeme, et tulevikus suuremad Euroopa rahad hakkavad sinna suunas liikuma, aga teisalt, kui sa Faristama palun vahetad slaidi, peamiseks põhjuseks on ikkagi Läänemere äärmiselt kehv olukord ja üks indikaator, mis näitab selle kehv olukord, on eutrofeerumine. Nüüd äsja kohe varsti välja tulemas aruandluses Helcomi poolt siin on ilusti näha, et see punane siin näitab seda siis Läänemere seisundi koondhinnangut eutrofeerumise valdkonnas, mis suuresti on punane ning juba siin mainitud ülepüügi kõrval eutrofeerumine kindlasti on number üks probleem Läänemeres. Eutrofeerumine mõjutab kogu Läänemere ökosüsteemi, siinsete kalade heaolu, kõikide loomade heaolu ja tegelikult ka kaudselt Läänemere ääres elavate inimeste heaolu. Ja kui nüüd panna järgmine slaid, siis me näeme natuke lähemalt siis Eesti mereala seisundi koondhinnangut eutrofeerumise osas, mis on siis tehtud perioodil 2011–2016 ning siingi ei rõõmusta meid see pilt, mis on kaunis punane, et kas see olukord on erinevates mereosades kas kesine või väga halb. Ja kui nüüd vaadata järgmist slaidi, siis me näeme, et vesiviljelusega seotud hoonestusloa taotlusi on meie merel ennekõike on õige palju juba tekkinud. See on nüüd Maa-ameti kodulehelt välja võetud väljavõte, siin hästi siin slaidil neid kõiki ruute ei näe, need suuremad üldiselt siin viitavadki, ma võin vist liikuda, ma loodan, et need suuremad viitavadki siis kalakasvatustele, siin sellised päris väiksed täpid, mida arvatavasti arvutiekraanilt ei näe, et need on peamiselt siis karbikasvatused ja me oleme nüüd siis Eestimaa Looduse Fondis
püüdnudki analüüsida, et mis need võimalikud keskkonnamõjud on, kui need kõik hoonestusload ka peaksid tegelikult teostuma. Etteruttavalt kohe ütlen, et võib ikkagi eeldada, et kõik need siiski ei teostu ja juba on ka näha, et paljud need menetlused on seiskunud. Sellegipoolest, vaadates otsa siis erinevatele uuringutele, vaadates otsa keskkonnamõju hinnangute eeluuringutele, keskkonnamõju hinnangutele endile, siis mõjutab ta kõige enim just nimelt vee kvaliteeti, ehk siis seda, kui palju siis hakkab kalakasvatustest lämmastikku ja fosforit, ehk siis otsesõnu eutrofeerumist tekitavaid osakesi Läänemerre jõudma. Samamoodi saab olema kaudne mõju linnustikule, mõju saab olema ka imetajatele, kalastajatele ja üldisemalt ka siis merepõhjale, aga paljude mõjude puhul siiski, nagu ma ütlesin, me saame ainult arvestada võimalikke mõjusid, küll me teame väga hästi, et see mõju vee kvaliteedile saab olema reeglina suur Läänemerele. Ja näidustamaks seda siis selle mõju vee kvaliteedile, siis ma olen siin välja toonud, mis on siis täna see inimtekkeline toitaine koormus haja- ja punktkoormusallikatest Lääne-Eesti vesikonnas, siis Lääne-Eestis seal, kus siis täna ka enamus kalakasvatused on planeeritud ja siit me näeme, et lämmastikku on siin aastas tekib inimtekkeliselt 7790 tonni aastas ja fosforit 173 tonni aastas. Kõrval on toonud ka siis välja, kus need allikad on ja see on siis otse ikkagi inimtegevusest tekkiv toitaine koormus, mis siis Läänemeret mõjutab. Ja nüüd, kui panna siia kõrvale siis kavandavates kalakasvatuses lisanduv toitaine hulk siis Keskkonnaministeeriumi hinnangutel, kui võtta arvesse, et kõik need planeeringud teostuvad, siis me näeme, et ikka väga suur hulk juba täna olevast koormusest lisandub siis puhtalt nende kalakasvatuste raames. Ja see on kindlasti üks asi, mis puhul tuleb siis mõelda sellele, et kas ja mis moel me peaksime edasi liikuma nende planeeringutega ja kas see on siiski mõistlik üldse ühiskonna tarbeks olukorras, kus see Läänemere olukord on juba piisavalt halb, kus eutrofeerumine on väga suur probleem, et lisada siis niivõrd palju suurt uut koormust läbi siis planeeritavate kalakasvatuste. Ja jälle veel üks sinna kõrval veel üks võrdlus, arvutades kokku siis Haapsalu linna elanike toitaine koormust, siis need täpid on siin nii väiksed, et siin peaks nüüd päris kohe luubiga lähele minema, see 9500 elanikku, kes Haapsalus elavad, nende toitaine koormus on siin nagu näha, et lämmastikku 41 tonni aastas ja fosforit 0,02 tonni aastas. Ja siia samma kõrvale siis paneme ühe arenduse, see nüüd on üks arendus, mis on üks suuremaid, mis praegu on planeeringutes, ja tõesti see toitaine koormus, mis sealt tuleneb, on märksa suurem kui tegelikult Haapsalu linna elanikud seda aasta jooksul toodavad, mis tekitab sellise õigustatud küsimuse, et kas ühiskonnale tõesti on vajalikud need kalakasvatused meres, mis siis seda siis veelgi rohkem hakkavad mõjutama. Ja oluline on ka selles mõttes, mida me siin planeerime nüüd edasi teha nende andmetega, et olles nüüd siis koondunud kõik need infot, mis need võimalikud mõjud ongi tegelikult vaadata ka erinevaid nüüd kokkuleppeid, raamlepinguid, kuhu ka Eesti riik on alla kirjutanud, kus panna järgmise slaidi, näiteks olulisemana Läänemere tegevuskava, mille üks siis vägagi selge eesmärk on minimeerida inimtegevusest tingitud toitainete keskkonda sattumist. Ja siinkohal on Eesti võtnud kokkuleppe, et peast nüüd öeldes vist oli 23% oma siis seda inimtegevusest tingitud toitainete keskkonda sattumist vähendada. Ja veel muu hulgas veel lisaks sellele kokkuleppele tuleks ka arvestada siis et kestliku arengu eesmärki 14.1, mis ütleb, kui sa nüüd korra paned, siis ma neid tsiteerin, vältida ja oluliselt vähendada 2025. aastaks mere saastamist mis tahes vormis eelkõige maalt toimuva tegevuse tagajärjel, kaasa arvatud mereprahi ja toitainete saastamisega. Ja jällegi, et siin mõeldes sellele, et kui palju on siis planeeritud neid kalakasvatusi merele, et see ilmselgelt see ei ole kooskõlas sellega,
millele Eesti riik tegelikult on täna alla kirjutanud rahvusvaheliste kokkulepetena. On ka loomulikult vägagi selged sellised tegevused, mida siis saab teha selle jaoks, et vältida või minimiseerida seda toitainete lisandumist. Siin tõin välja 4 olulisemat, kui sa panen järgmise slaidi, et siis ilmselgelt üks on asukoht, mis peab olema hea veevahetusega mereala, sellega on siin tegeletud ka Eesti mereala planeeringute raames. Ka samamoodi tuleb mõelda, et millega me toidame neid kalu, kas me läbi selle lisame veel toitained Läänemerre või on võimalik äkki ära kasutada olemasolevat nii-öelda prahikala Läänemerest, aga ka siis koostoimena vetikate kultiveerimine ja karpide kasvatus on üks viis, kuidas siis lisanduvad toitained nendest kalakasvatustest välja tuua ja seda kindlasti Eestimaa Looduse Fond 2 käega toetab, et kui need planeeringud edasi lähevad, et siis üheks kindlasti tingimuseks saab olema, et need peaksid ikkagi koos tootma nii vetikaid kui ka karpe, et see võimalik mõju oleks ikkagi minimaalne. Ja sellega võib-olla hetkeks lõpetan, aitäh. Aitäh. Jaa, nüüd on see sissejuhatav osa selles mõttes läbi, et ma rääkisin selle meie analüüsi ära ja Joonas kirjeldas siis ka ja nüüd lähme paneeli juurde ja siis palungi kõigepealt või annan sõna kõigepealt Keitile. Keit, hästi lühidalt räägi iseendast ja siis Loomakaitse Seltsist ja kalade osast. Tere, mina olen Keit Karurahu, ma olen Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige ja ka turundus- ja kommunikatsioonijuht. Et selts meil puutub kaladega kokku peamiselt siis nende pidamistingimusi kontrollides, kui ka siis propageerides nende pidamisviise. Et peamised probleemid, millega me siis tegeleme, ongi see, et tegelikult kalu peetakse, kui ka siis teisi veeloomi loomulikult, suhteliselt väikestes akvaariumites, ehk siis nende mõõdud ei vasta sellele, mis loomad seal sees on, kui ka siis see, et tegelikult väga sageli puuduvad kaladel varjumisvõimalused, mis tegelikult näiteks just lemmikloomaseaduses on nõutud. Et need on need sellised peamised asjad, millega siis selts tegeleb. Aitäh. Herki, lühidalt siis ministeeriumist ja kogu sellest aspektist ja võib-olla ka seda nurka, et nüüd, kui on nii palju muutusi ja ümberstruktureerimist, et mismoodi see kalade asi on ja vee? Tere, et minu nimi siis Erki Tuus ja olen Keskkonnaministeeriumis kalavarade osakonna juhataja. Täna tegelikult, kuna kalandus on jagatud hetkel veel 2 ministeeriumi vahel, ka nii-öelda Maaeluministeerium tegeleb kalandusega, siis ma täna nii-öelda esindan ka neid kokkuleppe alusel, sest nad ei saanud ise siin täna osaleda. Aga võib-olla alustaks sellest, et ma arvan, et riigiasutuse nagu esindajana, et minu roll täna siin ongi võib-olla tasakaalustada ka neid vaateid, et me kujundame poliitikat, mis ongi meie arvates nii-öelda ja mitte ainult meie arvates, vaid ka seadusandja arvates tasakaalus, ehk siis nii-öelda võtab arvesse nii-öelda erinevaid aspekte, nii majanduslikke ja keskkonna kui ka võib-olla siuksi moraalseid aspekte, eks ole. Et vaatame, kuidas see diskussioon siin läheb, sest olgem ausad, see raport on üsna kirju selles mõttes, et ta ei käsitle mitte ainult kalakasvatuse teemat, vaid ka kalavarusid, kalade heaolu nii kasvandustes ja võib-olla ka püügil, et see on hästi lai raport, et ma arvan, et teemasid on palju. Aitäh, Anastasia. Hästi lühidalt võib-olla iseendast ja siis ka Riigikogus loodud loomakaitse toetusrühmast. Ja aitäh, esiteks ma tahan tänada kutsumast ja ma tahaks tänada ka selle analüüsi eest, et on näha, et nii suur töö on pandud, et just erinevad seadused kokku võtta. Et ma arvan, see on tegelikult see, mis meil on puudu, et ka Riigikogus, et võetakse tavaliselt eraldi mingid punktid, eraldi seadused, aga tervikpilti ei nähta, eriti veel sellest vaatevinklist just teiselt poolt.
aga enda kohta, et jah, täisnimi Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja ma olen Riigikogu liige ja õiguskomisjoni aseesimees ja kusjuures tänu õiguskomisjonile eelmises koosseisus mul oli au tutvuda loomuse esindajatega, kus meil oli siis parasjagu see teema, mis tuli jahimeeste poolt, oli siis öösihikute teema, et kuna me siis tegime tugevalt koostööd, et läbi selle mul tekkis idee, et selles koosseisus luua siis loomakaitse toetusrühm. Ja ma arvan, selle toetusrühma plussiks on see, selles koosseisus meil on esiteks esindajad erinevatest fraktsioonidest, ehk siis erinevatest erakondadest, mis on hästi oluline, ja meil on ka esindajad erinevatest komisjonidest. Et mina nagu absoluutselt ei välistaks, et seesama raport, mis te olete teinud, seesama analüüs, et seda kas või esitada keskkonnakomisjonis või vähemalt saata keskkonnakomisjoni liikmetele. Ja ma olen ka tänulik, et meil on juba olnud võimalus kohtuda nii loomuse esindajatega, kui teie saite kohtuda ka meie toetusrühma esindajatega ja ma loodan väga, et täna tuleb väga huvitav paneel ja et meie koostöö jätkub ka tulevikus. Aitäh! Joonas, soovid sa midagi veel lisada ELF-i ja üldse iseenda kohta? Jah, nii palju veel lisan, et lisaks on ju sellele juba tutvustatud tegevusele, et me oleme siin viimased 4 aastat tegelenud ka kestliku kalatoidu juhise väljatöötamisega koostöös siis Maailma Looduse Fondiga, WWF, Kalafoor on laiemalt seda tuntud, kus me siis hindame turul olevate kalade olukorda ja püüame anda siis soovitusi nii tarbijatele kui edasimüüjatele, kaluritele, missugune kala on täna kestlik ja mida võiks siis toidulauale tuua. Lisaks sellele siis Eestimaa Looduse Fondis tegeleme juba nagu välja sai toodud eutrofeerumise probleemidega ja koostöös teiste siis looduskaitseorganisatsioonidega Läänemere ääres siis suhtleme ka siis ametnikega, nagu siin Erki näiteks Läänemere püügivõimaluste kohta, mis siin iga kevadel üle vaadatakse ja koos siis liikmesriikidega otsustatakse. Aitäh! Esimeseks teemaks küsiksin teilt kõigilt just nagu teie aspektist või vaatepunktist, et milline on kalade olukord praegu teie hinnangul Eestis? No see puudutab, minu küsimus puudutab nii seda, kuidas neid saab püüda, kui ka seda, kuidas on nende elupaigad ja nad seadustes ja vastavalt sellele, kuidas teie endi ekspertiis on ja võib-olla Erki äkki alustame siit poolt. Jah, aitäh küsimuse eest, et kuidas kaladel läheb, et esiteks on meil päris palju nagu kalaliike, ja see on nagu suhteliselt individuaalne, et kui Joonas rääkis eutrofeerumisest, siis see ühtedele liikidele on nii-öelda kasuks, eks ole, neile see väga sobib, nende arvukus tõuseb, aga teised jälle võib-olla saavad sellest kahjustada. Ja loomulikult siis keegi ei salga ka seda, et ka kalapüük mõjutab kalavarusid nii-öelda, ja sellega me tegeleme ka nii-öelda igapäevaselt nii läbi püügikvootide kehtestamise kui ka püüginõuete seadmise. Et meil on nii-öelda piltlikult öeldes 35 lehekülge kalapüügi nõudeid, eks ole, mille kõigi eesmärk on see, et kalad oleks kaitstud ja nii-öelda populatsioonid heas seisus. Mis puudutab veel võib-olla Keskkonnaministeeriumi vaatest, sest see on puhtalt Keskkonnaministeeriumi nii-öelda pädevus, et kalade nii-öelda kaitse küsimus, vähemalt looduses elavate kalade. Et siis me tegeleme aktiivselt ka kalade elupaikade taastamisega ja võib-olla nende nii-öelda juurdepääsu tagamisega, et kindlasti kõik on kuulnud suurtest võitlustest erinevate paisude küsimuses, et kas kalad saavad nii-öelda või peaksid saama paisudest ülesse, kui nende sigimisalad ja elupaigad on näiteks seal. Et sellega me igapäevaselt nii-öelda tegeleme. Oleme ka päris palju vahendeid selleks ka nüüd järgmiseks nii-öelda 10 aastaks planeerinud, et see teema nagu kindlasti maha ei kuku. Et fookus on eelkõige rohkem ohustatud liikidel ja nendel liikidel, mille osas me suudame siis ka neid elupaiku parandada. Et osade puhul me kas ei oska täna või ei suuda, et kui näiteks, ma ei tea, Läänemere soolsus on tursale probleemiks, siis seda on ülikeeruline nii-öelda lahendada. Aga püüame.
Aitäh. Nüüd Keit, seesama küsimus, aga nüüd natuke selle teie nurga alt, et sa veidi kirjeldasid nagu algusest ka, mis probleemidega te kokku puutute, aga ehk sa saaksid siin kohas tuua mõne näite, et millised need olukorrad siis on või näiteks seesama, et kui on liiga väike akvaarium või mismoodi need, mis toimub siis? No tegelikult, kui me näiteks loomakaitseseadust vaatame, et siis võiks ju kõik olla hästi kaladega, et tegelikult loomakaitseseadus nõuab seda, et meil oleks tagatud liigiomased tingimused ja loomi ei tohi väärkohelda. Aga nagu me teame, siis intensiivpõllumajandus üldiselt ei kehti, et nagu me ka silmude kohta teame, siis siiski ju nende soolamine, mingil määral ikkagi nende piinamine, ja samamoodi on ka siis liigiomaste tingimustega, et suurtes kalakasvandustes ju seda siiski ei arvestata, et kalad ikkagi, neil ei ole seal tihti varjumisvõimalusi ega ka tingimusi, mis tegelikult neil looduslikus keskkonnas peaksid olema omased. Ja kui me vaatame siis näiteks nii-öelda siis kalade kui lemmikloomade olukorda, kes meie kodusi, võib-olla restoraane ja hotelle kaunistavad, et siis seal on probleemid selles, et tõesti akvaariumid alati ei ole õiges mõõdus, nii et ka suuremad kalad tunneksid ennast seal hästi. Samamoodi on ka siis nende varjumisvõimalustega, et ka need on puudulikud tihti, et ei ole kas vetikaid või ei ole siis lisatud mingeid koopaid või kivimeid, kuhu nad saaksid peitu minna. Ja samamoodi näiteks näitused, laadad, kuhu need tihti koha peale tuuakse, et näituste ja laatadega võib-olla ongi pigem see probleem, et seda võetakse kui siis nii-öelda ajutist pidamist, et see ei ole see, et need kalad on kogu aeg sellistes tingimustes ja seetõttu on natukene need tingimused siis, mida neilt siis nõutakse, et kuidas neid kalu peab seal hoidma, on ka nagu leebemad, et nad ei ole võib-olla päris oma keskkonnas ja neid on võib-olla liiga palju, kas siis nendes basseinides või akvaariumites. Ja neid pilte saadetakse loomusele ka tihti peale, kui on mõni laat kuskil jälle, kuidas on mingi üks väike tank ja siis on see puubistik kalu täis. Nagu. Ja. Anastasia, kuidas kogu see teema praegu teile tundub üldse, nagu me veidi oleme sellest ka suhelnud või rääkinud, et kas kalade teema üldse võiks lauale tulla, et kuidas sulle praegu tundub see? Et ma tahaks just rääkida võib-olla sellise seadusandja vaatevinklist, et nagu me teame, seadusandja on inimene, seadused kirjutab inimene, mis tõttu kõik need seadused on inimkesksed. Ja kui me ükskõik vaatame, jah, see loomakaitse, aga kas või just see tänane teema, kalad, et me räägime kalakaitsest, kuid kas me räägime seadusandjana sellest seetõttu, et see on oluline kalade heaolu jaoks või pigem see on oluline inimeste heaolu jaoks. Ehk siis näiteks on tihti toodud näiteks ülepüügi teema ja et meil on näiteks seesama angerjas, eks ole, veel ma just vaatasin Keskkonnaameti lehel, et ka lõhe ja meriforell on meil ohustatud. Siis siin on ka küsimus, et kas see on seetõttu probleem, et tõesti need liike on vähe või seetõttu, et meil ei ole enam kedagi püüda, et siis kuskil, eks ole, turul müüa. Ja seadusandja aspektist, et see on muidugi selline mõtteviisi muutus, et me ei kirjutaks seaduseid, ei koostaks seaduseid seetõttu, et kuidas, eks ole, ainult inimestel oleks parem. Et see, et me näeks seda jällegi tervikpilti, kuidas, eks ole, kaladel oleks parem, loomadel oleks parem üleüldse ja läbi selle kogu selle looduskeskkonnal, et isegi kui ma olen rääkinud, eks ole, keskkonnakomisjoni liikmetega, kui tulevad mingid, eks ole, seadused lauale, et tihti, eks ole, nagu ma ütlesin, nähakse seda ühte väikest seadussätet, ühte pilti, aga ei nähta seda üleüldist tervikpilti, et see oli näiteks ka seesama teema, kui meil oli jahinduses. Ja kui isegi näiteks minna Google'isse, et üleüldist seda suhtumist näha, et näiteks mind huvitas, et millised tehnoloogiad on võimalikud selleks, et kaladel oleks nii-öelda kalade heaolu parendada. Esimesed asjad, mis tulevad ette, tehnoloogiad selleks, et parandada kalapüügi jätkusuutlikkust ja kalastajate heaolu. Igal pool on ainult see, kuid ei ole vaatenurka just teiselt poolt. Ja ma arvan, et see
et tavaliselt nähakse võib-olla Riigikogu liikmeid või poliitikuid, et eks ole, me kirjutame seaduseid, eks ole, me toome kogu aeg need uued seadused lauale, et võtame vastu, kuid ma arvan, et see suund, kuhu peaks liikuma, mitte see, et me neid seaduseid aina toodame ja toodame ja toodame, et mina näiteks olen alati selle ülereguleerimise vastu, vaid see, et me hakkame vaikselt seda mõtteviisi muutma ja need seadused, mis tuleksid, et need tuleksid teistmoodi juba kirjutatud ja uue vaatega, et ma arvan, et see on see, kuhu me peaksime liikuma ja see on see tegelikult, miks täna see paneel on siin, et see on see töö, mis te juba olete juba alustanud ja teinud ja tegelikult see on hästi suur samm edasi juba. Aitäh. Joonas, enne kui ma enda kommentaari panen, et milline on siis ELF-i vaade võib-olla sellele lisaks, mis sa oled, hukkamist ei tohi teha alaealise juuresolekul, aga kalade puhul see ei kehti, eks, et kuidas kalad siis nii teistmoodi on näiteks, aga ja lisaks siis kalade hukkamisele vist pole ka väga täpseid reegleid või? On küll see, kuidas püüda, et võib-olla seda nurka ka. Ja aitäh küsimuse eest. No kõigepealt ma sekundeeriksin Anastasiale, et tõesti, et see on, ma arvan, üks hästi oluline probleem see seadusandluses ongi see, et me oleme vaadanud ja senimaani vaatame ikka praegu oma mätta otsast sellele probleemile otsa, et see on hea näide ongi täpselt see, et kalandus täna meil reguleeritakse 2 ministeeriumi poolt, et üks vaatabki väga selge kalamajandust ehk siis kalapüüki ja teine ministeerium siis sealt kõrvalt siis püüab tegeleda ka kalakaitsega ja keskkonna parandamisega ja tihti need eesmärgid omavahel ei ühti ja teinekord ütleks isegi, et pigem tihti jääb just nii-öelda see sotsiaalmajanduslik kaalukeel jääb oluliselt peale, kui et siis see keskkonnakaitseline ja see on ka kindlasti üks põhjus, miks me ajalooliselt, ennekõike just siis ajalooliselt oleme Läänemerd üle püüdnud. Ja rääkideski siis selles olukorrast ei saagi nii üheselt öelda, et meil läheb väga halvasti või hästi, et see sõltub liigist, sõltub keskkonnast, sisevete kaladel läheb mõnevõrra ikkagi paremini kui Läänemere kaladel. Läänemerel on see ühelt poolt see trofeerumine probleem, aga neid probleeme on kindlasti rohkem, saasteained, ülepüük, tugev inimkasutus, kõik see mõjutab kalade olukorda ja ennekõike on kehvasti minemas just suurtel tippkiskjatel, siin sai juba mainitud lõhe, angerjas, meriforell, mida me lihtsalt jällegi ajalooliselt oleme rohkem püüdnud ja näiteks tursa puhul tõesti ka täna see muutunud ökosüsteem, Läänemere ökosüsteem lihtsalt ei ole enam piisavalt sobilik, eriti just sinna meie ranniku vetes, ühelt poolt selle mõjutab kindlasti kliimamuutused näiteks, mis selle soolsust isegi tõstavad ja temperatuuri tõstavad jällegi ja siis eutrofeerumine. Teisalt läheb paremini just nimelt sellistel väikestel kaladel, prahikaladel, keda me ametlikus lingos nimetame, et väiksematel kaladel sobib just nimelt suure toitaine hulgaga meri ja samamoodi, kui puuduvad need tippkiskjad, kes seda sööksid, siis see omakorda jällegi nagu kasvatab seda populatsiooni ja on meil ka siis keskkonnamuutuste tõttu siia peatuma jäänud võõrliigid. Elik kala meil Läänemeres edaspidi ka tulevikus saab olema. Küsimus on siis selles, et on missugune kala ja mismoodi me siis seda kasutame, püüame või kasvatame. Ja see on kindlasti küsimus, mis tuleb nagu tänaseks ära lahendada, et mul on natukene selline tunne, et me püüame kuidagi samamoodi edasi minna või samu kalu edasi püüda, mida tegelikult enam vähem ja vähem on ja nii nagu see hästi tõi välja, et püütakse leida siis tõhusamaid püügimeetodeid ja mõelda siis sellele, kuidas see kalur saaks söödud, aga tegelikult täna on tõesti see hetk, kus me peame ikkagi vaatama just selle nagu pigem see keskkonna perspektiivist, et kui see olukord on nii halb, nagu ta täna on, kas ja kuidas me saame edasi minna. Nüüd tulles selle küsimuse juurde lõpuks, et kuidas siis kalu tapetakse, et jah, eks see diskussioon, ma arvan, on väga erinevatel tasanditel ja minnes näiteks võib-olla mõne kaluri juurde, kes siis on just selle kala välja toonud, ka seal ma olen kuulnud selle lugu, et kuidas ikkagi hukata kala võimalikult humaanselt või võimalikult sellisel viisil, et see valu oleks võimalikult väike. Ja see ei ole reguleeritud ja tõesti pigem need reeglid on sellised suusõnalised ja mulle vähemalt oma kogemusest olles kaluritega koos nii merel kui ka siis seal rannal, et ikkagi väga selgelt seda mõtlema, keegi nagu teadlikult ei ole selline rets, et vaatame, kuidas siis võimalikult valuliselt seda saaks teha.
pigem püütakse seda lahendust leida, aga jah, reeglites, seadustes seda minu teada ka ei ole. Eestis vist ei ole, Saksamaal, kui ma olin, siis seal tundus küll, et on hästi täpselt nagu läbi. No see silmude näide minu hea näide sellest, et väga tihti ka jäävad mingid traditsioonid tugevalt kinnistuvad, mis võivad tekitada tegelikult tänases maailmas pigem probleeme. Ja. Silmude osas mainisid kalafoori. Võib-olla nüüd on see olemas, aga siis, kui mina vaatasin, siis silmusid ei olnud kalafooris. Ei ole ka tänan, sest et meil ei ole piisavalt andmeid selle kohta, kui hästi silmudel lähevad, et me ei saa seda samamoodi hinnata nagu teiste kalade puhul, et jah. Aga kas seal kalafooris see hukkamismeetod ei ole nagu arvesse võetud, selles mõttes, et kui silmusid hukataksegi ainult niimoodi, et nad elusalt on soola sees, kas see ei võiks olla mingi argument, et nad kollasesse või punasesse panna? No ei saa kollasesse punasesse panna kala, mida ei ole seal, aga ei, seda see arvesse ei võta kahjuks, sest et tihti me ei tea, et kuidas see kala on hukatud ja see ei ole ka seadusesse kirjutatud, et näiteks tootja kala tšehhi peaks kuidagi teada andma, et täpselt mis meetodil mingi kala hukatakse või mismoodi on ta hukkunud. Me lihtsalt seda ei tea, mis tõttu on seda väga keeruline võtta ka hinnangutesse sisse. Järgmine küsimus, seda natuke juba sai puudutatud ka, et mis siis peaks muutuma ja kes saavad neid muutusi ellu kutsuda, ellu viia. Üks teema, mis mul kohe pähe tuli, et kas äkki see kalade hukkamisviis võiks olla mingi teema, mida nagu päriselt mõelda, et kas see on miski, mida arvestada. Ja siis võib-olla alustame jälle Herkist. Ja aitäh. Ma korraks tuleks tagasi selle kalade seisundi või ütleme kalavarude, nimetame neid siis ikkagi kalavarudeks täna, seisundi juurde, et rahustada nagu selles vaates, et me justkui püüaks kõike üle, et jah, me oleme ilmselt seda nagu teinud ja fakt on ka see, et meile näiteks tõesti majanduslikest olulistest kalaliikide varudest siis on umbes 40% on niisuguses heas seisus ja ülejäänud on siis alla selle hea seisundi. Aga mis ei tähenda, et nad oleks nagu ohustatud, hea seisund oleks lihtsalt selline siis, kus tõesti neil oleks see maksimaalne majandusliku potentsiaal saavutatud, et kaladega on nii, et kui nad on, neid on nagu palju, nende populatsioon on väga heas seisus, nad ka paljunevad suhteliselt produktiivselt, aga et kui sa surud selle populatsiooni alla, siis nad ei avalda oma täit potentsiaali paljunemise mõttes ja me kaotame sellega nii kalade arvus kui ka siis majanduses, eks ole. Aga ma tahan seda öelda, et täna ikkagi Euroopa Liidus ülepüük on, ülepüük kui selline definitsioon on ikkagi arvaesinev, et võtame siis kas või selle Läänemere, kus meil tegelikult täna on lõhepüük kinni, meil on tursapüük kinni ja need on reaalsed sammud, et neid tõesti võibki ainult kaaspüügil seal mõni isend päevas nagu saada, et tegelikult on astutud samme ka liigi kaitseks, et ei saa öelda, et me ainult vaatame seda majanduspoolt ja see sõidab kogu aeg üle, et ei sõida, et eriti rahvusvaheliselt reguleeritavad või püütavad kalaliigid, ja ka angerja puhul on siis ikkagi selle aasta uudis see, et näiteks harrastuspüük on Euroopa Liidus merel kinni, ja ka kutselisel on ainult teatud kuud aastas lubatud püüda, et tegelikult ikkagi Euroopa Komisjoni valvsa silma all vähemalt need piiriülesed kalavarud on siis nagu kaitse all ja siis kohalike liikidega iga riik peab siis ise hakkama saama, et see on tõsi, et nagu ma ütlesingi, et ainult 40% ligikaudu on meil varud heas seisus, et me ei ole sellega nagu hakkama saanud, kas selle põhjus on see, et sotsiaalmajanduslikud aspektid on ülekaalunud vajalikud siis kaitsemeetmed või on siin ka muud asjad, et ei saa ikkagi üle ümber ka kisklusest, siin juba kõlas kormoran, eks ole, ja nii edasi, ja kliimamuutused, et see on nagu suurem pilt. Jah, ma peatuks siin võib-olla. Aga annaks selle, mida saaks teha tegelikult. Ja ma just mõtlesin, et ma küsiks selle küsimuse uuesti, hea. Et ma olen täiesti nõus Erkiga ja oluline ongi see, et minu meelest me pigem oleme just viimastel aastatel liikunud sinna suunas, et kus siis aina jõulisemalt on tulnud need keskkonnakaitselised meetmed ja tegevused, aga ega see tursapüügi kinnipanek ei ole sõltuv sellest, et
et me tahame midagi väga kindlalt head teha, vaid tahame head teha, aga see on põhjustatud sellest, et me oleme minevikus, oleme püüdnud seda turska liiga palju ja need põhjused, miks see on tehtud minevikus, on väga erinevaid, millele siin ei peatuks. Et jah, tehakse tegelikult juba täna palju rohkem, kui tehti 10 aastat tagasi näiteks selle jaoks, et kalade olukord võiks paraneda. Mida saab teha, ongi teha tegelikult selliseid ka vägagi kiirelt ja suurt mõju avaldavaid tegevusi, et siin üks viis näiteks on püüda, reguleerida seda, mismoodi kala püütakse, missugused on need võrgud, kui palju neid võrk on ja nii edasi näiteks, väga piltlikult öeldes, mille läbi kohe nagu nii-öelda see püügisurve väheneb, samamoodi siis siin juba mainitud Euroopa tasandil majanduslikult olulised kalaliikide, siin liikmesriikide vahel otsustatakse, kui palju on kestlikult on jätkusuutlik püüda, ka sellega tegeletakse, aga näiteks üks positiivne näide on paisude eemaldamine või siis vooluveekogude avamine jällegi kaladele, et siin läbi käinud lõhelised, lõhe, meriforell, nemad on kaks head näidet, kelle olukord tasapisi on paranemas meie rannikuvetes ja üheks põhjuseks võib seda tuua, et nende elukeskkonda on tasapisi hakatud parandama. Et just see soolsus või eutrofeerumine, et selle olukorra parandamiseks tegelikult meie käed on natukene lühikesed või see vajab vägagi suurt pingutust, väga hästi on välja toonud mereökoloogia professor Georg Martin, et kui me täna kõik siin Läänemere äärsed 9 liikmesriiki suudame järsku lõpetada igasuguse toitanete hulga lisandumise Läänemerre täna, siis selle jaoks, et see eutrofeerumine enam ei oleks probleem, võtab aega 30 aastat. See näitab seda, et kui pikaaegne protsess on. Kui aga me näiteks väga piltlikult eemaldame mõnel oluliselt vooluveekogult paisu näiteks, siis selle mõju avaldub tegelikult juba paari aasta jooksul ja ma arvan, et need olulisemad asjad ongi tegelikult väga selgelt kaardistada, mis need on need tegevused, mida me saame võimalikult kiirelt teha ja millel on ka suur tõhusus, mis ei tähenda loomulikult, et me peaksime kuidagi selle eutrofeerumise jätma, need ei taha plaanil, et see võtab nii kaua aega. Nii nagu kliimamuutusedki, sellega tuleb tegeleda kogu aeg. Ja, aitäh, Joonas. Ma küsin siis vahepeal Anastassialt ja Keitilt ja siis annan sõna korra veel Herkile just need samad küsimused, et mis teie hinnangul peaks muutuma ja kes tundub neid muutusi saavat ellu kutsuda või mõjutada? Ja et ma tegelikult tuleks ka selle hukkamise teema juurde tagasi, et see tegelikult, mis sina välja tõid, et see erisus, et näiteks looma, et ei tohi hukata alaealise juuresolga, millegipärast kala võib. Lihtsalt mul on nagu siiamaani meeles või selline psühholoogiline stress siiamaani, kui te teate seda kohta nagu see Loksa forell, et on olnud seal, kus siis tullakse kohale, et seal on siis kalapüüdmiskoht, kus on hästi palju kalu, et see on üldse, sellest isegi ei räägi, kui kohutus see kõik on. Aga lihtsalt ma mäletan, et mina olin väike, kui ma sinna sattusin ja lihtsalt minu ees, eks ole, toimus nii-öelda see kala hukkamine. Ja seal on tegelikult 2 probleemi, jah, et see nii-öelda need kala hukkamismeetodid võib-olla olid kahtlased. Aga teine on see, et paljud tulevad sinna nagu lõbu pärast, et püüame, aga ega seda ära ei sööda. Ja igatahes see on lihtsalt see problemaatiline moment. Et see selleks lihtsalt ma ütlen, et tegelikult see moment on oluline, see alaealise koht, tegelikult see võiks sealt välja jääda. Et selles mõttes, et see tähendab, et ka kalade puhul ei tohiks seda teha alaealise juuresolekul, sest kui minule jättis see jälje, suures on jätnud ka teistele ka. Ja teine moment selle just hukkamise puhul, et täpselt samamoodi on kirjeldatud, tuleb valida see hukkamisviis, mis põhjustab nii-öelda võimalikult vähe füüsilisi ja neid vaimseid, eks ole, ka kannatusi. Kuid seejuures on siin 2 momenti, et ega meil ju tegelikult on päris vähe uuringut just kalade nii-öelda heaolu kohta, kalade emotsionaalse seisundi kohta. Et tegelikult näiteks see, kuidas meie tajume valu, eks ole, esiteks ei loomad ega ka kalad, nemad ei taju valu samamoodi. Ehk siis meil on siin juba see kitsas koht, et tegelikult kuidas me suudame jõuda nii-öelda otsuseni, mis on need õiged hukkamismeetodid ja see on see, nagu millega peaksid teadlased tegelema ja kust me peaksime ka võtma järeldusi. Teine oluline moment on see,
et kui hukatakse, eks ole, kuskil on kirjas, et on parem, eks ole, on oluline hukata, et kalal oleks võimalikult vähe stressi. Ja seejuures, mida kirjutatakse edasi, mitmed artiklid on sellised, see on oluline selle jaoks, et see liha, mis tuleb, et ta on palju kvaliteetsem ja parem. Ehk siis see on jällegi see moment, kas me valime selle hukkamisviisi selle jaoks, et see kalade, et me lihtsalt mõtleme kalade peale või selle pärast, et me paneme selle hinnalipiku juurde, et see on nagu see Jaapani tuntud nii-öelda see kobe liha. Et samamoodi, et see hinnalipik on seal juures, et näete kallis liha, kuna on valitud teatud hukkamisviisid. Aga see peaks olema normaalsus, et mitte sellepärast, et meil on see mingi eriline liha või erilised need võimalused, et sellepärast, et see ongi humaanne ja normaalne, et kui me lähme sinna selle hukkamise juurde, et me lihtsalt ei põhjustagi juba automaatselt see mõtlemine, et me ei põhjusta neid lisakannatusi. Ja siin ma ütlen jälle, kõige olulisem on see mõtlemisviis, kõige olulisem on see, et juba see tänane diskussioon, et inimesed, kes siin on kohal, et see, et sa oled selle alustanud, et see on see koht, kus me saame nagu edasi liikuda ja mõju avaldada ka ühiskonnale. Et see on see, mis mina olen nagu alati arvanud, et millega peaksid ka poliitikud tegelema, et vaikselt suunama ühiskonda ja minema koos nagu selle ühiskonna teadvustamisega teatud aspektides. Mitte niimoodi, et me raiume mingeid asju sisse, mitte nii, et me kuidagi reguleerime üle ja siis jälle me ei saa aru, mis me seal tegime, aga et vaikselt koos ühiskonnaga seda baasi ja nii-öelda üleminekut uuele nii-öelda mõtlemisviisile arendada ja just sellest tervikpildis ja keskkonna säästmise seisukohalt. Ja, Keit? Ma siin paar nädalat tagasi just lõpetasin David Attenborough raamatu lugemise, kus ta siis kirjeldabki seda, et milline oli keskkond siis, kui tema oma tööd ja tegemisi alustas ja kuhu see siis nüüdseks jõudnud on. Ja samuti jagas ta seal soovitusi, mitte siis nagu oma seisukohalt, vaid siis ikkagi uuringutel põhinevaid ja kogemustel põhinevaid soovitusi, et mis me saaksime praeguses seisus teha ja kuidas oma siis loodust ja keskkonda taastada. Et hästi palju tähelepanu ta pööraski just siis ookeanitele, meredele, kuna need on väga suur osa meie ökosüsteemist, et sealt tuleb ju meie hapnik tegelikult. Et siis ta tõigi seal ühe saarestiku näite, ma kahjuks ei mäleta, mis selle saarestiku nimi oli. Et kelle probleem oligi see, et nende kalavarud hakkasid, nüüd me räägime varudest, et kalaliigid hakkasid vähenema ja üldse see ookeani keskkond hakkas muutuma. Ja nad võtsidki vastu selle äärmusliku otsuse, et nad keelasid kalapüügi enda meres ära, ookeanis, ära mõneks ajaks. Ja kui nad märkasid, et liigid hakkavad taastuma ja neid on juba piisavalt palju, siis nad uuesti taas lubasid kalapüügi. Et tegelikult ta tõigi välja selle, et tegelikult see mingi aja peale see keeld päris palju aitab siiski. Et see oli see kogemus, mis ta jagas. Ja samamoodi ma toetan seda, et tegelikult jah, me ei saa seadustega kõike üle reguleerida. Et tõenäoliselt on kõige mõttekam ikkagi teavitus ja suhtumise muutmine. Aga seal peab ka olema natukenegi toetust seaduse poolt. No näiteks teie kontekstis need kalad lemmikloomadena on ju, et kui me räägime sellest, Eestis on praegu veel puudu see positiivne nimekiri, et milliseid lemmikloomi üldse võiks pidada, siis ma ei mäleta täpselt, Hollandis see protsess praegu käib, on ju mingi 13 looma või palju, kas seal kalu oli üldse? Et minu küsimus on see, et kas kuidas üldse kalad, kuidas teie suhtute kaladesse, kalu vaadatakse tihti ju ka mitte lemmikloomana, vaid sisustuselemendina, et siia sobib see on natuke nagu ekraan, et nad siin liiguvad ja nii ilusad, et see on filosoofiline küsimus ilmselt ja suhtumise küsimus ja ma ütlen siia kohe ära, et ma ära ei unusta, mul enne tuli pähe see mõiste prügikala. Kui me kasutame nagu mõisteid niiviisi hästi huvitavalt, siis me kasutame tavaliselt praht ja prügi sellise asja kohta, mida me nagu ei taha, et kuidas suhtuda sellisesse väljendisse, kui me mingeid kalu nimetame
prügikalaks, aga ma tulen selle juurde tagasi, et siis akvaariumi sisustus. Ja üks kirjutas mulle varem, et kui sa saad, siis too see teema, et need ümmargused pisikesed akvaariumid, et neid äkki ei peakski üldse müüdama, sest need on nii, sinna ei saa nagu filtrit panna või et võib-olla see ka siia juurde. Kui me positiivsest nimekirjast räägime, et siis tõesti ükski riik vist ei ole minu teada julgenud seda kalade nimekirja veel ette võtta, sest et me teame ju, et kalaliike on äärmiselt palju. Et see nõuab ikkagi väga suurt läbitöötamist, et enamik on alustanud ikkagi imetajatest ja siis selgrootud roomajad ja linnud on need, millega siis minnakse, et need kalad on jäetud siin kahjuks sinna kuskile viimaste hulka, et ma loodan, et mõni riik sinna ka jõuab, et tõenäoliselt see on päris keeruline kahjuks midagi teha tegelikult, et need liike on tõesti väga palju. Ja see ümmargune väike akvaarium? Ja jah, tegelikult need peaksid olema keelatud, sellepärast, et tegelikult see põhjustab kalale stressi, sinna ei ole võimalik talle paigutada piisavalt vahendeid, et kus ta tunneks ennast koduselt ja samamoodi seda akvaariumit ei ole võimalik ju puhastada ega hoida seal temperatuuri. Ja samuti ta on ju pealt ikkagi üldiselt avatud, mida ei tohiks olla. Ühesõnaga, see on nagu üks asi, mida tegelikult saaks reguleerida, on ju? Jah, see võiks olla väga lihtne. Okay. Et siis mingeid asju ikkagi saaks nagu üsna lihtsalt siis teha paremaks, on ju? Jah, see on väga konkreetne asi, mille saaks välja tuua. Okei. Väike küsimus prügikala kohta kohe, et Joonas, see on vist tavaline mõiste, on ju? Jah, see on täiesti ametlik mõiste, prügi ja prahikala on paralleelse kasutuses nagu ka teaduskeeles ja eks see tuleneb kaluritelt endilt, kellele see kala, kes siin jääb, meie siin Eesti kontekstis on see näiteks nurg, väike vimbas, selline kala, kes toidulaual üldiselt ei jõudnud, kui siis põllu peale väetiseks, tihti küll lihtsalt metsa alla. Ta oli kala, kes jäi võrku kaaspüügina, näiteks mindi ahvenat püüdma, siis sul on seal mingid väiksed prahikalad on seal sees. Ja sellest see tulenebki, ta oli kala, kellel justkui ei olnud majanduslikku mingit väärtust, ka toidulauale teda liialt tihti ei toodud, küll aga nüüd, mida siis me püüame ka Elfi teel nagu öelda, et koos keskkonnamuutustega tegelikult peab muutuma ka meie toidulaud. Ei ole nii, et me nüüd elude lõpuni peamegi ainult sööma suurt lõhet, on ta kasvatusest või looduslikust keskkonnast, vaid et võib-olla siis, kui soovime seda kala tulevikus süüa, siis me peame sööma seda kala, keda meil meres täna lihtsalt paraku rohkem on ja rohkem neid seda nii-öelda prahikala on, et ma arvan, me peame tegema siin järgmine aasta see sõnause võistlusel selle uue kampaania, et leidma seda prahikalale meeldivam sõna. Aitäh, Erki, sul oli kommentaar? Jah, ma tahtsin tulla sinna tagasi, et kes saab muuta midagi või umbes nii, et tegelikult on ju meil põhiseaduses kirjas, et meie loodusvarad on Eesti rahva ühine rikkus, eks ole, et ehk siis ka kalavarud kuuluvad meile kõigile ja tegelikult ongi iga inimese õigus siis Eestis nii-öelda nõuda, et nendel läheks hästi. Et võib-olla me teame, et metsaga on väga palju arvamusi ja soove ja nõudmisi, et kalastiku kaitseks tegelikult selliseid gruppe praktiliselt ei ole, siin Joonas teeb head tööd, pean kiitma, et näiteks see sama kalafoor, eks ole, ja ma tahtsin tegelikult jõuda ka sinna, et või korra mainida seda alaealise juuresolekut nii-öelda kalade tapmise juures, et siin on ilmselt puht praktiline põhjus, et kalapüük on olnud siuke traditsiooniline nii-öelda elulaad siis ammust ajast, eks ole, pluss ka harrastuspüük on nii-öelda väga traditsiooniline ja laialt kasutuses, et meil on 160 000 harrastajat, kes iga aasta käivad püüdmas, kas nad kala tahavad saada, see on nagu eraldi teema, aga vähemalt nad tegelevad sellega. Et iseenesest see rahvamass on olemas, kes võiks nõuda, et kalavarud oleks heas seisus, ehk siis meie käest seda ministeeriumis, et miks me ei tee piisavalt ja nii edasi. Aga jah, et võib-olla see alaealiste eemal hoidmine nii-öelda kalade tapmise juurest on just tuleneb sellest, et see kalapüük on nii laialt olnud levinud ja traditsiooniline, et kuidas me saame öelda, et ühe traditsioonilise eluviisi juures me nii-öelda noori ei kaasa, et see on tegelikult, ongi raske, aga see on poliitiline valik loomulikult, et kui ühiskond sinna jõuab, et homsest enam ei peaks olema, siis võib-olla nii on. Aga võib-olla oleks targem hoopis tegeleda selle tapmisviisi siis
noh, nagu probleemiga, et võib-olla sinu jaoks oli šokeeriv see, kuidas see nagu toimus, on ju, et see, et noh, kala nii-öelda kuskil ära tapetakse ja jõuab turule või poodi, sest on inimesi, kes söövad loomi ja noh, nii-öelda kalu ka, et sellest ma arvan, me kohe nagu lahti saa, aga et just, et keskenduks selle tapmisviisi kohta ja küsimus on sellest, kas seda peaks presenteerima, eks ole, kuskil võib-olla avalikult, on ju, et see on nagu see, mille üle tasuks diskuteerida ja võib-olla just niisugused juhendmaterjalid, et kuidas seda siis teha ja niisuguste pehmete meetmetega suunata nagu ühiskonda sinna, et noh, neid võikaid pilte võib-olla siis ei oleks. Ja siin ma kiidaks näiteks Joonase seda nii-öelda Elfi kalafoori, et ongi nii-öelda üks pehme meede välja mõeldud, kuidas ühiskonda suunata ostma vähem neid kalu või mitte ostma üldse neid kalu, mis on ohustatud. Ja tegelikult, noh, kui kliendid nii-öelda jalgadega hääletavad, siis see on väga tõhus. Et tahaks öelda jah, et võib-olla vabatahtlikud meetmed või siis teavitus nii-öelda on see võti, et noh, näiteks kui keelata ära, noh, hästi lihtne on nagu just kui keelata ära mingi ümmargune akvaarium, on ju, aga päris elus, et noh, kas me kujutame siis ette, et me lähme kellegi koju nagu seda kontrollima, et see noh, pigem ikkagi läbi teaduse, et see inimene ka ise siis oleks teadlik, et see ümmargune akvaarium on kalale lihtsalt noh, niivõrd halb, et noh, sel inimesel võiks endal siis halb hakata enne sellest. Mitte see, et me tekitame uusi reegleid, mida me tegelikult noh, ei kavatsegi kontrollida või siis ainult kaebuste peale hakkame inimestele nii-öelda koju jooksma, et kuule, sul on ümmargune akvaarium, teeme sulle trahvi. Et selle peale tasuks nagu mõelda, et tundub lihtne lahendus, aga praktikas võib-olla mitte. Jaa, ma olen sõna siia, selle ümmarguse akvaariumi kohta minu mõte oli lihtsalt see, et kui poes ei ole, siis osta. Et noh, põhimõtteliselt lihtsalt see, et noh, kui kodus on, see on nagu nende positiivsete nimekirjadega, kui need välja tulevad, ega siis ei öelda, et tapa nüüd enda loom ära, kes sinna nimekirja ei kuulu, see ikkagi nagu hoiata lõpuni on ju, aga kui ühel hetkel poodides enam ei näe, võib-olla siis tekib see teadlikkus, ei tea. Nii, Anastasia. Ja ma lihtsalt, noh, see kindlasti mõte, et me võime igast seaduseid vastu võtta, kui meil ei ole nagu tõhusat järelevalvet, siis ega need ei toimi, noh, see on tavaline seaduste loogika, aga lihtsalt mind korra riius minu kõrvu, et kui te tsiteerisite põhiseadust, et ma kahjuks seda paragrahvi niimoodi ei tea peast, kas oli täpne, aga te seal mainisite, et kalavarud kuuluvad meile kõigile. Et noh, ma nüüd ei taha hakata põhiseadust muutma, algatada põhiseaduse muutmist, aga noh, tegelikult see sõnastus ka on jällegi see, mis ma räägin, et me nagu suhtume nendesse kõiks nagu inimkeskselt, et kõik kuulub meile, kalavarud kuuluvad meile, kalad kuuluvad meile, loodus kuulub meile, aga see ei kuulu meile. Loodus ja see kuulub keskkonnale, see kuulub neile endile. Et lihtsalt, et meid nagu huvitavad, kas noh, sõnastus ongi selline või see paragrahv 5, ma võin ette lugeda. Ja. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Et siis ikkagi see lause oli nagu lisaks interpretatsioon. No jah, aga see on Eesti rahva ühine rikkus, et noh, kuidas sa seda siis defineerid, et ja veel kasutamiseks ka, eks ole, et noh, me võime selle üle nagu vaielda, ja aga seda tuleks võib-olla võtta niipidi, et kui see on meie ühine rikkus, siis ka need inimesed, kes soovivad kaitsta, siis see on nende õigus nagu seda nii-öelda kala kaitsta, et ei ole ainult kasutamiseks, vaid ka kaitsmiseks. Ja nii nagu öeldakse seal, et tuleb majandada või kasutada mõistlikult. Jah, mida tuleb kasutada säästlikult. Ja ma arvangi, et siin tekibki just see mõttemuutus, et me ei vaata kõiki need asju kui meie omandid, vaid ongi jah, kui rikkus, aga kui mitte meie rikkus, vaid see ongi see loodusrikkus, mis ei kuulu ainult meile. See on selline üleüldine mõtle, mis me võime selle üle debateerida, aga lihtsalt see on selline. Nojah, siin on ka paragrahv 16, et igaühel on õigus elule, seda õigust kaitseb seadus, meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta, aga noh, ilmselgelt on see seadus inimeste kohta, on ju. Et kui me nagu sinna seadusse lähme. Aga ma tulen tagasi, ma tegelikult mõtlesin seda sama punkti, et hästi, noh, me võtamegi justkui kõiki teisi liike enda omandina. Et see on üks, noh, loomuses me eelmine aasta ka arutasime seda, et tahaks sellega nagu tegeleda, et saaks sellest mõttemallist kuidagi nagu lahti, et nüüd hiljuti, kui Urmas Tartesele anti see Kumari-auhind on selle nimi, jah, et siis ta ütles ka, et loodusel ja noh, on ise väärtus, et kui meil see tekiks, et elul on see ise väärtus. Aga minu järgmine küsimus on see, et millised ja kus on takistused, et edasi liikuda, noh, näiteks
mõiste muutmisega või selle nägemisega, et kalad võiksid saada iseenda pärast elada või et kõik vooluv veekogud avada või vähendada kalapüüki või eutrofeerumist ja nii edasi, et millised ja kus need takistused on lisaks neile, mis me justkui mainisime, et äkki on miskit veel? Keit? Ma usun, et kõige suurem takistus ongi inimeste mõttemaailmas. Et kui me seda ei saa muuta, et siis ei muutu ka mitte midagi. Et me võime ju muuta seaduseid, järelevalvet, et me ei suuda ju kõike kontrollida kogu aeg. Joonas? No tegelikult see on kõik juba väga palju siin läbi ka käinud, aga ma väga toetan sellist ühiskondlikku kokkulepet, mida me siis soovime saavutada ja kas soovime ikkagi, et see Läänemere olukord oleks piisavalt hea või mitte. Aga nagu väga hästi siin ka tuli välja, et tõesti see mere puhul, kalade puhul, kuidagi see eestlaste kas teadlikkus või tunnetus on hoopis teistsugune, kui siis mis maismaal toimub. Et erinevad uuringud ka näitavad seda selgelt, et eestlase jaoks loodus võrdub ennekõike metsaga. Et see on see, mida me näeme, mida me tunnetame ja eestlane on suuresti metsarahvas. Kindlasti on näiteks nõukogude periood väga selgelt mõjutanud seda, et eestlane ei olegi mere äärde saanud, mere peale saanud ja seal on ennekõike toimetanudki kutseline kalur, kui et siis see harrastuskalur, keda nüüd tõesti aasta-aastalt on rohkem ja kindlasti see on väga positiivne nähtus, et kus meil rohkem inimesi tegelikult veedab aega merel, jõe ääres, järve peal ja tekib ka rohkem see kohustus ja tasapisi ma tahaks loota, et läbi selle tekib ka see nii-öelda see ühiskondlik surve, ühiskondlik kokkulepe, et me tegelikult soovime seda veekeskkonda, merekeskkonda kaitsta ja seal olevaid liike tegelikult hoida. Kui me nagu reeglite abil hakkame hoopis eemal hoidma inimest samamoodi nagu siis nõukogude perioodil näiteks väga ekstreemselt, et siis ma arvan, et see ei taga head lahendust, et siis muutubki see, et kõik, mis on seal justkui nagu meres, on vara, ressurss, mida siis tuleb ekspluateerida, korjata, et pigem peamegi ühiskonnana võib-olla rohkem inimesi ikkagi püüdma suunata sinna loodusesse toimetama, tegutsema, kui et siis üksikutele, ma ei tea, näiteks suurtele kapitalistidele anda siis võimalusi, kes saavad siis seal nagu püüda püügilubade alusel näiteks. Et see on see koht. Aga samal ajal, muidugi, ega me nendest seadustest ei saa ka üle ja ümber, et siin praegult Euroopa Parlamendis komisjonis on lugemisel looduse taastamise direktiiv, mis tegelikult, kui see nagu vastu võetakse, siis saab mõjutama meid kõiki liikmesriike ühel või teisel moel, et siis nagu see ühiskondlik kokkulepe võiks selleks ajaks olema, et meie tahame loodust taastada. Erki? No jah, et mis siin nagu lisada, et kas teie näete oma töös nagu takistusi, et selleks, et tahate olukorda nagu parandada, aga et kuskil on... Võib-olla jah, ühe mõtte nagu annaks, et ma olen piisavalt kaua administratsioonis töötanud ministeeriumis ja ma näen, nagu, kuidas protsessid nagu käivad või et kui üldse kuhugi tahame jõuda, et nii nagu Joonas ütles, et kõigepealt peaks olema eesmärk, eks ole, kuhu me tahame jõuda. Ja siis teine asi, et see küll tundub hästi bürokraatlik, aga muud moodi lihtsalt ei saa, on see, et need eesmärgid tuleb ka panna riiklikesse arengu- või tegevuskavadesse. Kui need saavad sinna sisse, siis need saavad ka ressurssi ja kui nad on nagu eesmärgina tõesti kirjas ja riiklikul tasemel kokku lepitud, siis nad lõpuks, kui ainult ressurssi ei aita, siis pannakse ka seadusesse. Et selline see protsess lihtsalt on, et see, et me mõtleme kõrvalt, et võiks olla, see tegelikult ei pane seda masinat õiges suunas liikuma. Et jah, see masin liigub aeglaselt, aga kui ta juba selle suuna võtab, siis ta tegelikult ikkagi sinna nagu lõpuks jõuab. Et see on nagu siuke ametliku soovitus, et kui me tahame mingit asja saavutada, siis see peab olema riiklikus tegevuskavas ja siin on võib-olla hästi oluline ka valitsusvälistel organisatsioonidel nagu ära tabada see moment, millal neid arengukavasi uuendatakse või tehakse. Et kui see nagu maha magada, siis tavaliselt tehakse need 5 või 10 aastaks, siis seda ei muuda keegi. Ja siis ei satu ka sinna seadusesse midagi eriti, et võib-olla vahel arva enne valimisi, eks, et siuke juhuslikult.
et selline soovitus. Jaa, on Anastasia soovitus midagi siia lisada? Et ma olen suures osas muidugi eelkõnelejatega nõus, et kõik olulised mõtted on ära mainitud, et muidugi ma saan nagu oma mätta otsast öelda, et hästi palju ikkagi jääb kinni ka nendes poliitiliste põhjuste taha, et see on tegelikult probleem, kui on mingi kindlasti hea asi, kas või isegi kui me rääkisime nendest tööisikutest, et tundub, et erinevates erakondades olid toetajad, aga me ei saanud neid hääli kokku, et eks ole, see näiteks läbi ei läheks. Et seetõttu on see, mis ma näen, et muidugi Euroopa Liidu direktiivid, kui need on otsekohalduvad, eks ole, see võetakse vastu, aga ma mõtlen nagu meie siseriiklikul pinnal, et kui inimeste mõtteviis muutub, kui ühiskond liigub sinna suunas, siis ei jää kõikide isegi kui mingid poliitilised jõud on selle vastu, neil ei jää midagi muud üle, kui minna sellega kaasa, sest et ühiskond on ikkagi tugevam kui poliitilised jõud ja see peabki nii olema. Mitte, et poliitilised jõud suruvad midagi peale, vaid ühiskond peab olema niivõrd tugev, et need mõtted, see mõtteviis, et see liigub sinna poliitikasse, mitte vastupidi. Ja see ongi see, mida paljud juba mainisid, et see on nagu ideaalmaailm, mina arvan, et me ei peaks kirjutama seaduseid, et siis seda järgitaks, et vastupidi, inimesed kujundavad seda mõtteviisi, seda käitumismustrit ja läbi selle kujunevad seadused. See on see alati, mis mina olen rääkinud, et mida Riigikogu teeb, et me teeme seaduseid, mille tagajärjel aina rohkem inimesi käib kohtutes, aina rohkem tekib vaidlusi, kuid meie seadusandlus peaks liikuma sinna, et just vastupidi, neid probleeme, neid nii-öelda vastuolusid ära hoida. Meie tekitame neid juurde. See on rohkem juba filosoofiline, läheb teemast välja, aga jah, see on see, et miks ma ütlen, et inimeste teadlikkus, et see on kõige olulisem suund, et kõik need poliitilised, need muud asjad, et need ei ole nii olulised kui see, kuidas ühiskond liigub. Jaa. Tõesti, need tegevuskavad on äärmiselt olulised, aga veelgi olulisem see, et need tegevuskavasi ilmega järgitakse ja ellu viiakse. Sama Läänemere tegevuskava, mida korra siin ka mainisin, on üks halb näide, mis me oleme nagu väga palju ajast maha jäänud, et kas pole poliitilised otsused olnud piisavalt jõuliselt või siis ka nii-öelda teatud sektorite või me siis teispool öelda ühiskondlik surve ütleb selle, et ei, me veel ei taha tegelikult nii suuri muutusi teha. Me ei ole selleks valmis, mis tõttu siis paljud need tegevused ongi jäänud toppama ja seatud eesmärgid paraku täitmata seeläbi. Nii et oluline, et üks asi on see, et kui tõesti mingid asjad jõuavad selle tegevuskavasesse, siis peab ka jõuliselt edasi sellega liikuma tegelikult. Küsin siia vahele, et juttu on olnud palju näiteks eutrofeerumisest, nendest toitainete jõudmisest, et see on ju üks põhjus on ju põllumajandus, et kuidas see nagu ma ei tea, kas seda saab koostööks nimetada, et kuidas sellist asja nii suuri nagu valdkondi, kuidas see nagu koostöö siis on, et kui ühelt poolt ütlevad, et et Läänemeri on hädas, on ju, me peame vähendama, tegema seda teist kolmandat, aga kui see puudutab hoopis teist sektorit, et kuidas, kas see võib olla üks asi, mis on üks takistus? Eestis ikkagi kalandus läheb ka põllumajandus alla tegelikult, ja praegult on PõKa ehk siis põllumajandus kava, suurelt õiget nimel, et meil on riiklikul tasandil on see reguleerimine nii-öelda praegu käimas või protsess arengukava paika panemine käimas ja siia on ka kaasatud erinevad organisatsioonid, kes on oma jõuga siin kõrval olnud. See on keeruline, kui on see sektor on niivõrd suur ja lai. Aga jah, kalandus läheb põllumajandus alla. Herki, kommentaar siia juurde? Ma kommenteeriks seda lihtsalt niimoodi, et ka ühine põllumajanduspoliitika nii-öelda periood, mis meil uusel hakkab, eks, või praegu käib, et see tegelikult ju näeb ette ka põllumajanduses päris suuri keskkonna nii-öelda hoiumeetmeid või vähemalt rahastus on peaasjalikult suunatud kõik sellele, vähemalt kui sa loed neid pealkirju, eks ole, et kõik peab olema ikkagi kas energiatõhus või siis keskkonna säästlik, et lihtsalt niisama, et ostame mingid või ma ei tea, harime veel rohkem põldu üles, et seda tegelikult ei toetata, eks, et kõik on ikkagi keskkonnasäästlikud meetmed, vähemalt peaksid olema.
noh, ja siis jääbki nii-öelda üle loota, et seda ka päriselt ellu rakendatakse, et need saavad ka olema keskkonnameetmed ja ma arvan, et kindlasti on ka palju tehtud, et ka kaasa arvatud nende veekaitsereeglite jaoks, et nagu ma ei ole selle valdkonna ekspert, aga ma arvan, et kõik olete kuulnud, et mida tuleb teha, ma ei tea, silohoidlate puhul ja ma ei tea, loomade jootmiskohtade ja nii edasi ja söötmiskohtadega, et neid nõudeid on ka põllumajanduses, ma arvan, nii et tabab ja järjest keerulisemaks läheb. Aitäh! Nüüd üks selline küsimus, et kas teil tuleb meelde mõni absurd seoses oma tööga, siis, mis puudutab siis kalu või vett, ja lihtsalt selline vahepala, võib-olla mõni lugu kellelgi vabas järjekorras, kui tuleb pähe midagi? Ja ma siis alustan, et ega siis Euroopa Liidus olles, me järgime nii-öelda seda ühist kalanduspoliitikat ja lepime seal kokku 27 riigiga reegleid, et lihtsalt üks siuke võib-olla imelik näide, aga et harrastuspüügil Läänemeres, kui sa saad kätte lõhe, millel on nii-öelda rasvauim, ehk ta on looduslik, siis sa peaksid ta lahti laskma. Ideeliselt väga õige, eks ole, aga on ka teada asjaolu, et näiteks kui sa saad selle lõhe kätte võrguga, ka harrastuspüügil on meil, eks ole, võrk lubatud, et kui sa saad ta kätte ja isegi kui ta on surnud, siis sa pead ta tagasi nii-öelda laskma. Et selliseid asju tuleb, et ja Eesti seal nagu pusis sellele vastu, et see ei ole kuigi ratsionaalne, võib-olla vähemalt mitte surnud kalade puhul, eks. Aga et alati ei õnnestu, ja siis me selliste reeglitega vahel ka nagu elame. Aga need on niisugused üksik näited, et suures plaanis on seal, tuleb õigeid asju. Aitäh! Veel mõni lugu? Võib-olla meie seisukohalt siis, kui pidamistingimuste kontrollimisel, et me väga palju siis puutume kokku just igast hotellide, meelelahutusasutuste, akvaariumitega, et me oleme pidanud ka pöörduma siis ametnike poole. Kuna meie oleme MTÜ ja ettekirjutusi just teha ei saa mitte kellegile, me saame ainult nõu anda, kuidas võiks äkki paremini olla, siis tegelikult meil on lemmikloomaseaduses on kirjas, et kaladel peab olema varjumisvõimalus. Aga tegelikult seda päris paljudes akvaariumites, sellistes avalikes kohtades ei ole. Ja kui me oleme ametnike poole pöördunud, siis nemad on ikkagi leidnud, et kõik on hästi. Et tegelikult see punkt on nagu seaduses kirjas, aga samas siis kuidagi seda nagu järgima ei pea. Kirjelda, milline see varjumisvõimalus on? Nagu, mis seal olema peab, kui ma vaatan akvaariumi, kuidas ma saan aru? Nõutud on, et kas on siis vetikad pandud sinna, et nad saavad siis ennast vetikate vahele ära peita, või siis on kivid niimoodi asetatud, et nad saavad sinna alla minna, või siis on ka tegelikult seaduses punkt, et siis tuleb spetsiaalselt siis midagi panna sinna, kuhu nad saavad peitu minna. Mis ei tundu eriti keeruline, eks? Võiks olla mitte, jah. Nii, mõni lugu teilt, Joonas, Anastasia? No minul on ikka sama Loksa forelli või ma ei tea, mis forelli lugu ja et ma ei tea, miks, aga see jäi mul niimoodi meelde. Tegelikult see on hästi sür koht, sest et see, et kuidas need kalu hoitakse, neid on nii palju ja neile kogu aeg visatakse seda sööta, nad on tegelikult üle söödetud. Et ma ei tea, kas nad on siiamaani veel alles või ei ole. Aga seal on ma tean, oli kotka, jah, on oli vist 2 kotka ja Loksa. Et minu arust üks nendest võib-olla on vist isegi alles, aga ma räägin, et see nagu kuidagi jäi nagu lapsena elu lõpuni meelde ja ma räägin, ja see moment, et inimesed tulevad sinna ja lasevad lastel püüda, et lastel on see meelelahutus, aga tegelikult minu arust, jah, ma saan aru, et paljude ongi, nagu te ütlesite, traditsioon, et ka võib-olla meelelahutus, aga mitte nagu sellises formaadis minu arust ja mitte sellistes kogustes, et antaksegi võimalus järjest püüda ja püüda ja püüda, aga ära ei sööda. Et lihtsalt minu jaoks on see üks traumeerivaid kogemusi. Ma
kasutan võimalust, et kivi Keskkonnaministeeriumi kapsaaeda visata, et no üks hea absurd on, et siin sai mainitud juba, et siin Tangera puhul on võetud vastu sellised karmimad piirangud, harrastuspüük on meres keelatud, aga harrastuspüük siseveekogudes on senimaani lubatud. Siin on väga praktilised põhjused sellele, aga siiski minu jaoks on täielik absurd, et meres me püüa, aga sisemaal püüame siis ja me püüame lõbu pärast rekreatiivsel põhjusel siis kriitiliselt ohustatud liiki, et see on natukene selline absurdne. Aitäh! Ja siin paar mõtet, mis mul olid, et üks asi on see, kas kellegi nähes nagu seda hukkamist teha või mitte. Ma ise leian, et see võiks kõik nagu avalik olla, selles mõttes, et ka need tapamajad, seepärast, et selleks, et inimesed teiste liikide eest seisaksid või räägiksid, nad peavad teadma, mis toimub. Ja ma olen kuulnud ühte ettekannet just nagu hobustest, et kuidas Eestis pärast, see oli vist maailmasõdade vahel, oli hästi paljud inimesed hakkasid loomakaitsjateks ja seda sel põhjusel, et palju hobuseid oli tänavatel, sest neid kasutati ju liiklusvahendina ja siis nendega käituti halvasti. Ja inimesed nägid seda ja see läks neile korda ja nad võtsid selle vastu või selle nende loomade eest nagu sõna, eks. Et ses mõttes on see nagu positiivne, eks sa nägid, kuidas see asi käib ja ma arvan, et see ongi see asi, mis meil praegu võimaldab sellisel olukorral nagu olla tekkinud, et maal on 60% imetajatest inimeste kariloomad, sest lihtsalt inimesed ei näe, kus nad on, kuidas nad elavad ja kuidas neid hukatakse ja tõesti need ohustatud liigid, see on minu jaoks ka täiesti absurd, et mingi hetk hiljuti uurisime veits Michelini tähega või neid toidukohti, et mida nad pakuvad süüa ja see algas lihtsalt sellest, et Viljandis mõtlesime, et kus välja minna on ju, ja siis vaatasime mingit menüüd seal kuskil uhkes kohas veits, et lihtsalt huvi pärast ja siis sa vaatadki, et angerjas ja mingi vasik, vasikas ei ole ohustatud liik, aga selles mõttes, et vasikas oli ka mingi kalaga kuidagi, kes oli vist ka ohustatud ja ühesõnaga sellised huvitavad asjad ja siis vaatadki, et mis see luksus on. Hanemaksa, see foie gras oli ka, on tihtipeale luksustoit, et kas see, et mida me üldse luksusena näeme, et kas ohustatud liik tõesti on luksus, kas see, kui ma söön ära, nagu Elfi see kampaania oli, et ära söö viimast angerjat, et kas nagu viimase angerja söömine mõne jaoks tõesti võib-olla ongi lahe, et ma tean, kuidas see maitseb, aga võib-olla ei peaks olema. Ja viimane küsimus, mis ma teile ette saatsin, on siis see, et kuidas teile tundub siis praegune Riigikogu koosseis ja üldse koalitsioonileppe, seal ju erinevaid kalade punkte on, et mul endale jäi kõige rohkem silma see vooluveekogude teema, et mis siit ka on mitmel korral ju läbi käinud, aga kuidas teil nagu üldiselt see tundub, ja võib-olla laiemalt see tunnetus nüüd edaspidiseks, et kuidas siis edasiminek tõotab tulla? Kõiki Riigikogu liikmed ei tunne, küll on väga hea meel kuulda Anastasia mõtteid siin ja näha temast sellist keskkonna poole hoidjat, et sellel on hea meel. Koalitsioonileppe kohta ütleks nii, et ma loeks neid tibusid 4 aasta pärast, et kui palju neist leppes kirjas olevatest tegevustest ka tegelikult täidetud saab, et selle baasi saab hinnata. Täna pigem sellele otsa vaadates võiks alati parem olla, aga ei ole ka vägagi halb ja pigem hea koalitsioonileppe. Kas see saab ka kõik ellu täidetud? Loodame parimat. Aitäh, jah, Assi. Ma ei tea, kas mina olen õige inimene, et siin kommenteerima. Aga võib-olla koalitsioonilepe lihtsalt. Ei, ma pigem ütleks, et esiteks mul on hea meel, et minu selle rühmaga, loomakaitsetoetusrühmaga ongi liitunud kolleegid erinevatest fraktsioonidest, erinevatest komisjonis, et see on tegelikult hea algus. Ja teine küsimus on see, et tõesti meil on nüüd uus nimetus nagu kliimaminister, et küsimus on selles, kas sealt tulevadki ka mingid muutused või on see ainult selline nagu äge nimi. Et ma saan aru, et see on mingil määral on üritatud seda bürokraatiat vähendada ja nagu ümber suunata, aga ongi küsimus, kas sealt ka midagi tuleb, aga minu enda poolt on see, et mina ootan, et inimesed oleksid rohkem aktiivsed ühiskond ja tegelikult ütleks meile, mida nad tahavad, mis muutusi nad ootavad ja
et just see kodanikuaktivism on see tegelikult, mis viib meid edasi, mitte mingid koalitsioonilepped ja isegi mitte poliitikud, aga nagu meie inimesed, sellepärast ma kutsungi üles ja ma tänan kõiki teid, et te olete nii aktiivsed ja panustate, aga jah, et see on see, et viige oma sõnum ka edasi. Riigikogu koha pealt see on meil väga mitmekesine, et kindlasti on hästi huvitavad aastad ees meil ja ma olen väga-väga õnnelik, et loomakaitse toetusrühm loodi, et aitäh selle eest Anastassiale ja koalitsioonilepingu kohta, et eks see on nagu kõigi selliste valimislubadustega, et nad on hästi-hästi üldised, et tõenäoliselt et need üldised võib-olla ongi just sellepärast, et, et midagi saaks ikkagi nagu tehtud ja midagi saab sinna alla ikkagi liigitada, et me oleme ära teinud, et ma tahaks loota, et tehakse nagu ikkagi konkreetsemaid ja suuremaid samme seekord. Jah, no ma ei hakka ka Riigikogusse valitud inimesi kommenteerima, et ma arvan, et nendega saab koostööd teha ja Keskkonnaministeeriumi või siis Regionaalministeeriumi või Maaeluministeeriumi ülesanne see nagu ongi. Aga ma korra kommenteeriks seda koalitsioonilepet, et ma olen seda ka ise selles mõttes lugenud, et jah, et seal on, ma leidsin sealt põhimõtteliselt 3 punkti, mis võiks kuidagi kaladega nagu üldse haakuda. Et esiteks on, et uuendame harrastuspüügi ja kutselise kalapüügi tasusüsteemi, et juhul, kui see on täna ebaõiglane või kuidagi kallutatud, et siis parandame seda ja siin tuleb võib-olla aru saada sellest, et need vahendid tegelikult laekuvad riigieelarvesse, millest siis ka suunatakse tagasi nii-öelda loodusvarade kaitseks, näiteks läbi KIK-i, eks ole. Et peaks olema nii-öelda loodusvarade kasutamine peaks olema õiglaselt, eks ole, maksustatud ja siis seda ka õigesti siis kasutatud seda raha. Loodame parimat. Et siis jah, seesama, et parandame Eesti vooluveekogude jõgede ojade seisundit ja vaatame ka üle väinade seisukorra ja parandamise võimalused. Et see on nagu, ütleme siis, kalavarude kaitse eest seisva ametniku nii-öelda unistuste klausel, ja see on tegelikult see, millega meie oleme igapäevaselt tegelenud. Et nagu ma ütlesin, meil vahendeid on, et kui tuleb ka poliitiline tugi sinna taha, et me saamegi tõesti nende võib-olla kasutult seisvate paisudega nagu midagi ette võtta, et kalad saaks liikuma ja paremini paljunda saaks nagu suurepärane. Ja 3. on siis maaelu nii-öelda all on, et ajakohastame lemmikloomade pidamisega seotud seadusandlust, et kui kala on näiteks lemmikloom kellelegi, et siis see võiks justkui ka sinna alla minna. Ja võib-olla veel kalakasvatuse, siin alguses oli see hästi aktiivselt nagu pildil, et ma tean seda, et Euroopa tasemel täna komisjon nii-öelda koostab siis ikkagi, või vähemalt on andnud välja lubaduse, et nad koostavad siis nende loomade pidamise nagu, ma ei tea, kas see saab õigusaktina või saab ta juhendina, et ei olegi võib-olla niivõrd tähtis, aga et tegeletakse selle temaatikaga, et siis nende kalade käitlemine kalakasvatustes näiteks, et kuidas see peaks siis ellu viidama normaalselt. Aitäh! Mu viimane siis küsimus teile on, et ütelge 3 kas mõtet, soovi, plaani, mismoodi võiks edasi minna nii ühiskond kui mõni osa ühiskonnast, et kalade olukord nende endi pärast oleks tulevikus parem. Ja suvalises järjekorras, kes tunneb, et oskab kohe alustada? Jah, mul see mikrofoni sujuvalt liikus siia. 3 mõtet, jah. Ma ütleksin lihtsalt, et ühe pool, mis on väga selge läbi käinud, et see, kuidas me räägime kaladest, kuidas me mõtleme kaladest, kalad ei ole varu, vaid need on liigid, kes elavad ökosüsteemis ja me oleme osa sellest ökosüsteemist ja me peame niimoodi ka kaladele mõtlema, et nad tagavad meie heaolu mitte ainult seeläbi, et saame sealt sissetulekut neid püüdes müües, vaid tegelikult tugev keskkond tagab ka meie tugeva ühiskonna. Ja teise mõttena, nüüd läks mul see mõttejärg käest ära,
No, et ikkagi ühiskonnana me peamegi just ennekõike sellest aru saama, et need kalad seal on meie kõigi ja nad on ikkagi ühes süsteemis, me senimaani oleme neid majandanud kui ühe liigi kaupa, aga tuleb vaadata selle nii-öelda ökosüsteemi põhiselt, saada aru, et kalad on osa toiduahelast ja seeläbi peame ka neid majandama, hoidma ja kaitsma. Noh, tegelikult ega põhilised mõtted olid mul juba ka varem öeldud ja ka eelkõnelejal, et jah, see teadvustamine, teadlikkus ja see, et me ühiskonnas viiksime selle sõnumi edasi, et noh, ainult nii see toimub ja et tõesti, et kalad, et see ei ole meie omand, ka loodus, üldse elurikkus, see ei ole meie omand, tegelikult peaks vastupidi olema. Et nemad tegelikult ilma nendeta näiteks ei oleks meil ei toidulauda midagi, et elurikkus ju annab meile selle elu, mitte vastupidi. Et see on teadlikkuse tõstmine ja muidugi omalt poolt, et mina saan panustada jah läbi selle, et kas siis seadusandja rollis läbi selle toetusrühma, läbi selle, et ma saangi need kohtumisi teha ja läbi ka komisjoni. Et olgu kas siis see õiguskomisjon või keskkonnakomisjon, kas või läbi oma kolleegide, et tõesti need kas siis avalikud arutelud isegi või tõesti mingid seadusandluse algatused, et meil olid juba mingid mõtted, et kas või see positiivne nimekiri lemmikloomade kohta, et ei tea, kas võib mõelda ka selle positiivse nimekirja kalade kui lemmikloomade kohta, et see on ka üks osa, et siin on hästi palju häid mõtteid tegelikult läbi käinud ja ma arvan, et me saaksime selles suunas edasi töötada. Ma arvan ka, et hästi oluline on see, et me muudaks oma mõtteviisi, et meie kalad ei ole toit ja varu, vaid nad on liigid ja ka loomulikult väga tähtis osa meie ökosüsteemist. Samuti tahaks jõuda selleni, et ükskõik, kus me neid kalu ka hoiame ja peame, et me võiksime ikkagi arvestada nende liigiomaste vajadustega ja neile need tagada. Ja Eesti Loomakaitse Selts siis omalt poolt tegelikult teebki erinevaid teavituskampaaniaid, kuidas kalu pidada. Samuti me alati kontrollime ja reageerime kaebustele, kui nad meieni jõuavad. Ja me tegeleme ka sellega, et Eestis ka positiivne nimekiri kindlasti jõuaks ja tahaksime ka jõuda selleni, et ka kalad seal kindlasti nimekirjas oleksid. Aitäh! Ja, ma ametnikuna ei hakka õpetama inimesi, et kuidas peaks asjad olema, vaid et pigem kutsuks üles, et nagu siin enne sai räägitud, et loodusressursid on meie ühine rikkus, eks ole, rahvuslik rikkus, et tulebki nõuda seda, mida siis nagu tahetakse, et olla lihtsalt ühiskondlikult aktiivsem ja see, et kodus, ma ei tea, viina juues pärast kiruda, et mitte midagi ei tehtud ja üleüldse on kõik halvasti, ei ole nagu pointi, et selleks tuleb nagu suu lahti teha õiges kohas ja õigete kaaslastega, et ehk siis nii-öelda olla ühiskonnas aktiivne. Aitäh! Sirli, on mõni kommentaar sealt veebist? Lase tulla. Palju, ma räägiks mikrofoni. Ja, tule siia. Kui palju küsimusi saab? No, hakka vihta. Esimene küsimus puudutab siis kalafarme. Et kalafarmidega kaasnevad väga suured keskkonnaprobleemid, seda on näha ka teiste Euroopa Liidu riikide pealt, rääkimata siis taustal kalade õigusest elule. Et kui juba eos on teada, et asi on halb ja nende kalafarmide loomine tekitab siis probleeme juurde, siis miks Eesti sellega edasi tahab minna? Jah, pole otseselt küll täna Keskkonnaministeeriumi pädevus, aga ma siiski suudan seda, ma arvan, kommenteerida, et küsimus on selles, et kala nii-öelda turul on nii-öelda tarvis, eks ole, ja see võiks olla üks nii-öelda, põhimõtteliselt loomade kasvatuse aru, lihtsalt see toimub kalade peal ja vees, eks ole. Ja teine asi, et miks siis üks valdkond peaks nagu täna olema nagu pärsitud, siis selle tõttu, et meil on kuskilt mujalt võib-olla mingisugune toitainete sissevool nagu liiga suur. Et ma saan aru, et see kriitika on iseenesest vähemalt kalakasvatajate vaates põhjendatud, et see valdkond on nagu väga selgelt seisab täna, eks ole, kuigi sellel on võib-olla suur potentsiaal. Aga vastus on ju täna see, et ega
polegi seda punnseisu ju ära lahendatud, et jah, plaanid on küll suured, aga tegelikult ju neid kalakasutuse jaoks neid lube välja ei ole antud, et kuidas see nagu lahti arutada, et kas kuskilt siis peab mujalt vähendama seda saastekoormust, eks ole, et siis saada lubada, et see on ilmselt see võti, aga jah, ta riiklikes plaanides on ta nagu sees tõesti, just tänu sellele potentsiaalile kui sellisele. Keegi tahab veel kommenteerida? Jah, Erki väga hästi ütles sellele, mis on nagu see riiklik eesmärk on sellele ja siin tegelikult ongi üks väga suur küsimus, me peame nagu endalt ühiskonnana küsima, et teades, et sellel on negatiivne mõju, et kas see kaalub üles seda, mis siis see potentsiaal nii-öelda on ja ennekõike siis, ma ei tea, riigile näiteks maksutuluna või et siis ka toidujulgeolekuna näiteks, kas me selle toidujulgeoleku saame hoopis teisel viisil kuidagi ära kasutada. No näiteks siin rootslased praegult, kus samamoodi on sarnased probleemid nende rannikumeres, väga palju on ogalikke tekkinud, praegult laborites töötlevad selle kallale, kuidas siis ogalikust saada tegelikult inimtoit, peamiselt siis küll jahuna näiteks, aga need on võib-olla hoopis ka teistsugused suunad, kuhu siis rohkem energiat ja ressursse suunata, et mõelda hoopis selle asemel, et kasvatame rohkem kalu, vaid et kuidas siis olemasolevaid neid toitained juba seal, kasutan väga halva sõna, toitained, aga et olemasolevaid kalu siis ära kasutada, sest et see läbi, kui me sööme ka seda väiksemat kala näiteks, siis me eemaldame toitained, mida on liiga palju Läänemeres, millega me tegelikult teeme Läänemerele head. Ja need on võib-olla hoopis teistsugused suunad, aga sellega ei taha ka öelda, et ELF nüüd kahe käega on vastu sellele, et me kalakasutuse hakkame arendama. Kui need hakkavad tulema, siis tuleb väga selgelt mõelda sellele, kuidas seda võimalikult väikse mõjuga. Aitäh! Järgmine küsimus. Kalade kaitsmise juures on peamine asi neid mitte süüa. Põhjuseid, miks mitte kalade söömist soovitada, on palju, alustades siis kas näiteks sellest, et Läänemere kala ei ole enam puhas ja söögikõlblik. Miks Keskkonnaministeerium alternatiive ei soovita, et tegelikkuses on võimalik ju ellu jääda ka kalu mitte süües? Kiiresti ütlen, et tegelikult see Läänemere kala ikkagi nii söögikõlmatu tegelikult ei ole, et siin on teatud liik, kellega on probleeme näiteks mingi dioksiidi hulgaga, aga siin on ka piirmäärad ees ja me räägime ikkagi, et peaks päevas sööma kilode viisi kala. Aga see on täitsa õigus, et kõige parem meede, kuidas kalasi kaitsta, on see mitte kalu süüa. Mul on sellele muidugi üldse nagu raske vastata, et Joonas vastas selle ära, et kas kalad on nüüd üleni mürgised, et neid ei tasuks süüa, et päris nii ei ole, et teatud gruppidele inimestele ja võib-olla teatud sagedusega ja teatud liike võib-olla ei tasu liiga palju süüa, et riske minimeerida, aga mürgised nad ei ole, see on natuke üle pingutatud. Ja see, kas keegi soovib, esiteks alustame sellest, et kas keegi soovib kala süüa või ei soovi, et meil on erinevad inimesed, on taimetoitlasi, on neid, kes söövad liha, et see on nagu maitse asi, ma ütleks. Ja kas see nüüd on nagu Keskkonnaministeeriumi asi nii-öelda suunata siis, et ma ei tea, sööge ainult ma ei tea, taimset või midagi sellist, et me tegeleme kalade kaitsmisega ja nende vahenditega, mis meil nii-öelda käepärast on, tegutseme ka looduses, aga jah, ma arvan, et see nagu läbi toitumise või söömise mõjutamise on üks meede, jah, see on üks meede, aga see ei ole ainuke, et ütleme, et keelame nüüd ära ja punkt. Aitäh! Kui palju Eestis jääb igal aastal veekogudesse maha kalavõrke siis prügina? Et kas nende mahajätmine on kuidagi karistatav ja kuidas toimub järelevalve selle üle, kui palju prügi tekib kalapüügist? Ei ole karistatav selles mõttes, et ja miks nad sinna maha jäävad, meil on nagu ühes veekogus, me tõesti tragime neid hüljatud püügivahendeid välja, see on Peipsi järv ja põhjus on see, et seal nii-öelda see kalapüügi huvi on päris intensiivne just siis, kui kas jää laguneb või tekib ja liigub ja siis need püügivahendid lihtsalt selle tõttu liiguvad nii-öelda kaasa ja kaovad ära. Ja siis nad jäävad sinna nii-öelda püügile ja sellega me tegeleme iga aastaselt, see on tõesti suur probleem. Me ei ole suutnud seda nagu ära lahendada, et jällegi
keelata siis nagu vahetult enne jää lagunemist nagu järvele minekut. Ja teine asi on ka see, et Venemaa poolelt tulevad need samamoodi, et me ju näeme, millised lipud ja numbrid seal küljes on, et et minna nagu tegema kellegile selle alusel trahvi jällegi, et ta on nagu sattunud nii-öelda õnnetusse, et ma ei tea, tuli hirmus suur torm ja lõhkus jää ära, et muidugi võib ju öelda, et miks sa ikkagi nii viimasel hetkel läksid ja nii edasi, aga kas see nagu kedagi aitab, et kui palju neid on, Peipsi kohta on meil teada, tonnidega, viime prügimäele iga aasta. Me oleme teinud ka Pärnu lahel võrkude tragimist ja see aasta on ka uuesti see plaanis üle pika aja. Sealt ei ole saanud, et mujal see ei ole selline probleem kui Peipsil. On tehtud erinevaid uuringuid just siin püüdmaks aru saada, et just kus kohas tuleb plastprügi ja siin mõned aastad tagasi valminud üle Euroopaline uuring siin tõi välja, et Läänemeres hinnanguliselt kuskil suurusjärgus 50% plastprügi pärineb tegelikult kalapüügivahenditest erineval viisil, et on kas lagunenud või mitte. Ja üks põhjus, mis võib ka selle taga olla, et siin on erinevad põhjused, on just see, et siin jääminekut sai siin nimetatud, et jäävad siis võrgud jäävad sinna vette, aga ka nii-öelda vägagi odavad Hiinast pärinevad sellised plastikvõrgud, mida siis on lihtne hüljeta, kui tarvidust ei ole või erinevatel põhjustel. Aga puhtalt see, et meie Eesti sadamates ei ole piisavalt tegelikult prügikäitlemisvõimalust, võimekust, et neid hüljatud võrke kasutuna jäänud võrke kuhugi siis käidelda ja teinekord need jäävad lihtsalt vedelema ja aegade jooksul siis ka see mikroplasti sealt jõuab Läänemerre. Tõepoolest meiega võttis hiljuti ühendust üks kalapüügiettevõte, kes tahtis ollagi keskkonnasäästlik, küsis, et okei, et mul on mitu tonni, see oli küll traali ettevõte, et tal sellised, ma ei tea, traali ehitamise käigus seal jäävad üle mingid jupid või ka vanad vahendid, et kuhu me võiksime need ümbertöötlemisele suunata ja tegelikult ei olegi mitte kuhugi suunata, et ainuke võimalus on põhimõtteliselt panna see prügikasti ja prügimäele viia, et seal me oleme nagu et neid vahendeid täna ei ole veel nagu nii palju või siis ei tasu majanduslikult ära, et neid ümber töödelda reaalselt, spetsiaalselt just kalapüügivahendeid, et sellises seisus me oleme. Aitäh! Et ma lihtsalt kommenteeringi, et see on see moment ka, kus me tahame kohe minna nii-öelda karistamise juurde, leida mingid karistamisvõimalust, aga kui riik enda poolt ei loo võimalused, kuidas inimesed saaksid ise, eks ole, tegelikult me alati arvame, et inimene on halb, et ei ole keskkonnasõbralik, ei tegelikult see teadlikkus on ju tõusnud ja inimesed tahaksid olla rohkem keskkonnasõbralikumad. Aga kui riik enda poolt ei loo neid võimalusi, et kas või siin, et ei ole võimalusi käidelda, et me ei saa karistada. Et tõesti võib-olla on see moment, et kus on pahatahtlikult, et tõesti ei jäetud, et ilma mõtlemata, aga tõesti on need momendid, kus ei ole olnud pahatahtlik või ei ole leitud alternatiive. Et see on ka see koht, kus riik peab mõtlema, et enne kui me karistame, loome need võimalused, et me liiguks õiges suunas. Aitäh! 2 küsimust on veel. Mida riik saab teha peale seadust, et inimeste teadlikkus ja suhtumine muutuks kaladesse? Võib-olla Anastasia jätkab siis. Tegelikult see ka, mis ma just rääkisin, see on osa sellest. Aga üleüldse, et riik peaks tegelikult ka rohkem kaasama ühiskonda. Nagu ma ütlesin, et see ei peaks olema selles suunas, et eks ole, riik teeb meile ettekirjutused ja eks ole, ootab, et ühiskond hakkaks siis vastavalt sellele ennast ümber veedma. Et vastupidi, et tegelikult ühiskonna poolt peaks see tulema. Aga veel üks moment, et see on see, mis minu komisjonis on alati oluline hetk, et kuna me ka tegeleme hästi palju karistusseadustikuga ja erinevate selliste oluliste seaduse muudatustega, et kui me võtame midagi vastu, et see teadvustamine, et kuidas nüüd inimene peaks käituma, tegelikult see peaks olema eraldi ka väga pikaajaline protsess. Et näiteks me oleme tihtipeale ka neid vastu võetud tähtaegu alati edasi lükanud, sest me ütleme, et okei, me võtame seaduse vastu, aga see, kui ta hakkab reaalselt töötama, et enne seda me aasta aega teadvustame inimestele ja teadvustame. Et see ongi selline 2 suunas, eks ole, töö. Ja et ühelt poolt riik saab pakkuda
tegeleda võimaluste loomisega, noh, see prügi käitlemine on väga hea näide, et kui see võimalus on tekkinud, siis ka inimesed tulevad järgi, aga ma oleksin nagu optimistlik, et see ühiskond on tegelikult juba muutumas ja muutunud teatud mõttes, et päris palju käin ka koolidest rääkimas ja sealt ikkagi vaatab vastu mul hoopis teistsuguse suhtumisega ja vaatagi inimene kui võib-olla minu vanemad, tere ema, isa, et see on muutumas, ühiskond on muutumas ja kindlasti see hakkab ka kajastuma meie poliitikas ja inimestes, kes neid seadusi loovad. Ja et ma lihtsalt täiendan, et see käis korra enne läbi, et tegelikult mitte, et riik ei peaks nagu inimesi suunama, et mina ütlen ka, et ma olen nagu selles ideaalmaailma vaatepilti vaatan, et ühiskond tegelikult suunab seda riiki, tegelikult see peakski tugevas sellises ühiskonna, tugeva kodanikuriigis peakski see nii olema. Lihtsalt tooksin näiteid, et kuidas siis riik saab midagi teha lisaks seaduste kehtestamisele, et need samad pehmed meetmed, et kas mingid kampaaniad, eks ole, me kõik ju oleme, tänagi käid tänaval ringi, et on reklaamid, et võta klapid peast ära, et ei jääks rongi alla ja ära suitseta, ära joo ja nii edasi, et sellised sotsiaalseid reklaame on nagu hästi palju, et kalanduses neid ülemäära ei ole, viimasel ajal oli üks suur kampaania Kala teeb head, eks ole, et nii-öelda kutsub üles kala tarbima kui tervislikku toitu, aga võib ju ka olla keskkonnakaitse või kalavarude kaitsele suunatud reklaame, mida me oleme selle sama püügiõigustasudest laekuva rahaga teinud läbi KIK-i, on see, et me oleme hästi palju toetanud kalastuslaagreid. Nimi on neil, nimetame neid siis kalastuslaagriteks, aga tegelikult on nad sellised lastelaagrid, kus õpetatakse igasuguse keskkonna kaitse asju ja kalakaitse asju samamoodi. Et meil ei ole mõtet panustada nagu mingite inimeste ümberõpetamisel neid, kes seda ei taha, aga et kui lapsed, kui nad soovivad sinna laagrisse minna, siis nad selle hariduse sealt või teadmise sealt saavad, et see on üks meede, kuidas me kasvatame uut põlvkonda peale läbi siis keskkonnateadlikkuse kasvu, et see on see meede peale seadust. Aitäh! Ja viimane küsimus, siin on ka erinevaid mõtteid tegelikult selle vastuseks juba käinud, aga lõpetame siis nii-öelda positiivsel noodil. Et milliseid edusamme on Eestis viimaste aastate jooksul tehtud kalade õiguste heaks või mõne liigi arvukuse taastamiseks? Ja kes tahab öelda miskit? Kalaõigus teistel rääkida, aga kalade olukorra parandamiseks kindlasti, mis on läbi käinud, et siin Läänemere need olulised majanduslikud liigid, need püügivõimalused on aina jätlikumad, järgivad teadlaste nõuandeid, loodetavasti seda ka tulevikus. Samamoodi ka meie uuringud, mis me oleme teinud, et Eesti ühiskonnas tasapisi on muutumas see suhe, et näiteks poes ka toitu enam ei valita mitte siis hinna järgi alati, vaid ka keskkonnamõju järgi ja see protsent on tasapisi tegelikult ühiskonnas kasvamas ja tahaks loota, et see edaspidi ka niimoodi läheb. Ja siin ole tegelikult meil kõigil oma roll teha, et nii keskkonnaorganisatsioonid, loomakaitseorganisatsioonid, kes pidevalt hoiavad selle teema fookuses ja siis tegelikult noored, kes räägivad ka kodustes tingimustes oma vanematega, et ma arvan, see on hästi oluline, et ise tuleb ka rääkida avalikult kaasa selle teemaga. Aitäh, ma vist siinkohal võtan selle asja kokku. Tänan kõiki tulemast, eelkõige teid, Keit ja Anastasia, Herki ja Joonas, aitäh kõigile kuulamast, aitäh kõigile, kes aitasid kaasa, et see live on siin toimunud, aitäh Jan, aitäh Sirlile küsimuste ette lugemise eest ja üldse silma peal hoidmast, aitäh Sanne ja loodame siis, et mu isiklik lootus on see, et meie suhtumine kaladesse muutub, et me muudame sõnu, et me muudame mõisteid, sest läbi mõistete me ka tegelikult ju anname edasi seda maailma ja seda maailmavaadet ja minu lootus on kindlasti, et me ühel hetkel ei räägi kalavarudest ja et me ei räägi prügikaladest. Aitäh ja kohtumiseni jälle!